siis omaneb ka siin. Haigalasid, ma ei teagi. Seal on need. Ookeanis on haigala. Seal on kilpkonn. Ja vaadake 1-2 maks. Tere kõigile, on 27. jaanuar ja 1-2 maks podcast alustab. Minu paremal käel ettevõtja, andekas gambler, minu hea sõber ja meie saatejuht Tanel Viik, tervist. Tervist. Minu vasakul käel üldse kõige käem vend üldse, Maicel Astur, tervist. Tervist. Ja minu paremal käel võitleja, spordikommentaator ja meie saatejuht Henri Rohtla, tervist. Tervist. Ja kaamerataja Karl Ots, tervist. Tervist. No nii, üle pika aja siis mehed laua taga. Viimati meie episood läks vist detsembri alguses välja. Siis olid jõulud, siis aastavahetused. Et vähe pikem paus, nii et kõikidele kuulajate vaatajatele. Ka meie tahtsime korra jalad panna sirgeks, puhkasime, aga nüüd me oleme tagasi. Ja let's go. Kuidas siis läinud on, kuidas jõulud läksid, kuidas üldse elu? Ei ole kurta. Alustame vasakult poolt. Ei ole kurta. Kuidas külvad, nii ka lõikad. Sa olid Hispaanias jõulude ajal? Hispaanias jõulud ja aastavahetus, nii et tegime seal trenni korralikult, nautsime pühasid, veetsime niisama aega, ilm oli nii ja naa, aga normaalne, viristada saab alati, aga kõik oli okei. Nagu väga fun, ma arvan, siuke hea puhkus, ma pole käinud ka naise ja lapsega välismaal mõnda aega. Üksinda sen käinud treeningulis küll, aga ja siin UFC-d vaatamise, Gloorit vaatamise edasi. Oota, lapsel oli ESA lend üldse? Ei olnud, me lendasime Itaaliasse, kui ta oli mingi 4-5 kuune ja nüüd minek oli vapsee lebo, nagu mängis terve aeg. Anette muidugi võtta talle mingi julmalt snäkke kaasa, kõik oli. Selle mõttes pigem enda puhul on see harjumat, kui sa muidu on harjunud lennukis vahti ja mingid seriaale, ma ei tea, oma asju tegema. Siis nüüd sa pead nagu tegelema. Jah. Sa ei saa nagu vaadata lampi mingid. Ma veits piilusi vahepeal YouTube'iga, kui ta magas, aga no muidu saad olema nagu ikkagi nagu teemast sees. Sa vastutad. Jah. Ma tean seda, mis tähendab. Nagu, tagasitöös oli ka nice kõik, aga ta ei jäänud magama, siis kui pidi, siis ta lõpuks jäi mingi poolest tundi enne lõppu jäi, ja siis ta magas nagu nott, täitsa kutu oli. Selle mõttes fun, kõik äge laps oli ülitubli, selles nagu Hispaanias mega pikad sõidud, käisime Gibraltari, mul räigelt meeldis Gibraltar, räigelt, minu üli äge nagu. Käisime seal, samamoodi ülipikad sõidud autoga, mingi 2-3 tundi koht sõidata, ta oli kogu aeg pidi olema nagu autos ootama, passima samamoodi, vaata. Ja selle mõttes ülitubli. Äge, mulle väga meeldib Hispaania vibe, nii et fun. Said sooja ka? Veits ikka. Parem ikka kui siin. Nagu, vihma oli palju ka, aga hea ikka sai vahepeal lühkarites olla, lühkarites trenni teha. Trenni oli mõnus teha ja nüüd on hea tagasi olla, sest et nüüd ju hakkame valmistuma raju jaoks, nii et on täis paukna, et nüüd juba ikka back täiega. Nagu ma ütlesin, ma olin see eelmine aasta lõpp, olin vigastus ja kimpus korralikult ja siis nüüd on nagu kõik läinud ikkagi sujuvalt. Korisesid ja jonnisid seal midagi. Ja, kurat, oli ikka tüütu, aga nüüd back ja oleme saanud siin trenni koormusega tõsta niimoodi, et nüüd nagu on juba asjalik. Ja nüüd järgmine teisipäev siis Amerikasse, Floridasse. 2. veebruaril või? 3. Torbek võistleb Essal veebruari Road to the League'i, Essa Pro debüüdi endal, ma temaga ja siis 2. veebruar mõtlesime hakka kohe lendama, pakin asju, olen veits perega rahulikult ja siis 3. veebruar lendame minema, maandume Miamis, siis on metroopilet olemas, aga vist trendime auto ja siis... Ma juba tahtsin panna mingit I'm in Miami. Esimest korda Floridas ja 3. silm avaneb kohe, mis kurat, päris hinge. Väga vinge, väga elevil. Saali nimeks on Killcliff, kus on siis nagu näiteks Kamaru Usman, Gilbert Burns, Vincente Luque, Luke Rockhold, Reiner de Rider. Mille ta Gilbertile nagu isi tegi? Oli. Ei olnud, Paolo Costa oli see. Essa trenn kohe. Ma lähen juba sõjamat minema. Tõmba Kamarule kohe kälfi täiega sinna haigetesse põlvus. Tõmbangi raudselt. Mingi 4 oppi. Raudselt. Ei, vinge. Ma ütlen, ma olen Eestist, vaat, pauh.
tervitad kõiki mingi tead. Ei, seal ikka, nagu olen näinud mingi klippe, seal ikka tummine sparring, selles ma väga elevil. Seal jutt liigub kohe, Teina saab teada, kuule mingi Eesti kiilaks tulijaks laamendamisi. Lõi Kamaru, Hessa Trennokki, Gilbert oli üldse, sai rear naked joke'i. Kas lähed trenni tegema või lähed Teina Veiko Tendersi, siis mõtlesin, kui ma läheks Teina Veiko Tendersi, kõik teaks sellest ammu juba. See ei ole see käsi, saladus hoiaksime, aga ikka trenni tegema 2 nädalat USAs, nii et siis tagasi, mõni nädal Eestis ja siis veel poole 2 nädalat. Või see on ka variant, et kui USA on nii epic, siis ma ei välista, et ma lendan mõne aja pärast tagasi sinna. Et see on ka, ma olen seda mõtet. Piletid on praegu tagasi olemas. Ja, ma tulen arvest tagasi, ma olen mingi oleks võib-olla 2-3 nädalat Eestis ja paneks uuesti USAsse. See oli üks variant, mis ma olen mõelnud, ta on räme kulukas, trip on räme kallis ikkagi. No, miks ei jääks kohe kauemaks siis, kui... Ikkagi... Kui nagu tõesti on... Siin elu vajab ikkagi, ma ei saa ära olla mingi 4-5 nädalat jutti. Ei saa, lihtsalt pole reaalne ja ma pean... Aga piletid on muidu flexible või? Kui tahaks siis nagu, et lükkad nädala. Ei, ma arvan 2, ma olen kindlasti ära tulen tagasi, ma arvan, ja siis vaatame. Pigem ma arvan, et Poola. Pigem ma arvan, ma lähen Poola, ikkagi Poola on kodune, ma tean, mis ma saan. Floridast Poola on hea minna sinna panelkade vahele. Tobi haisu kätte. Miami's on lennupilet alati väga hea olnud, et saab jumala hea hinnaga, kui võtad natuke pikemalt. Alati saab mõelda. Aga alguses mõtlesime tegelikult Tanel soovis ka, et võta metroo Miami'st. Pilet on olemas, aga nüüd tegelikult ikka kaalume auto võtmist ikkagi ja sinna pigem... Oota, kes see sul kaasa tuleb? Tiim? Tõniste. Kahekesi? Kahekesi muidugi. 2 kotkast. Lükkate voodid kokku jälle? Ikka muidugi. Ma võtsin see, et elamised ongi üks suur vood. King size. Ei, läheme koos ja... Padjamüür vahele. Äga koos minna ja me oleme nii palju käinud koos juba, et on hea ja põnev, Ameerika, ei oska oodata. Nii palju asju, mida nagu tahaks teha, näha. Meil täpselt ikka. Naljakas on see, et kunagi vaata, kui keegi käis kuskil välismaal, siis oli ikka see, et oot sealt mingit sellist soksi, mida meil pole, aga täna on ju kõik meil Selveris ole. Ameerika ikka tundub olla tuulne. Seal ikkagi see semi-fast food on vendised ja Chick-fil-A kanapurks, no see on... Teha veits seal ikka. Seal ikka veits teised koostisosad ka. Lähed võtad kuskilt barbecue, seal mingid steakhouse'id on ja sealt lähed võtad mingid brisketit ja mingid asju 24 tundi. Ei no see aga ma mõtlengi mants nagu, et mingid, ma ei tea, kindel mingi küpsis või krõps või enamus on ikkagi meil olemas. Kurat, no ikka on, aga ma arvan, et on seda. Aga too siis midagi, mida ei ole meie leid. Walmarti lähed, siis on lihtsalt niimoodi. Meihem. Ma tahaks võtta seda aega, et ühel ikka minna. Kristjani viitsimuga nii palju käia, ma ise tahan rohkem käia. Et Kristjana vaid maadelda. Mingid shoegame'i saad seal kindlasti, ma mäletan, kui ma USAs käisime selles Wall Streetis, vaatasime siis seda kohta niimoodi, meil oli vist 8 tundi lennuvahes, sai välja ja siis see oli ka, käisid seal nagu kohe mingid Nike poed ja mingid asjad, sa vaatad, no what the fuck, suksed tosse meil. Ma tahaks neid uusi plätus on Nike, mis tulid neuro mingi teema. Need on ägedad, jah. Päris coolid, tahaks neid saada. Outletemine kindlasti luurama. Kurat, mul jääb päevi puudu, ma arvan, aga ei, no vaata. Sinna läheks hea meelega, mul oli täpselt see, et ma olin 8 tundi seal, lennujaamad, tripimised, metrood ja värgid-särgid, ütleme, puhast aega oli siuke 4 tundi. Ja siis ma olingi nagu, ma tuuks hea meelega siia tagasi niimoodi, särkad hommikul üles, teed mingi pargijooksu, käid duši all ja nüüd hakkab mu päev ja siis lähed ja vaatad, käid poes, käid seal, avastad, jumal äge läks. Aga saaliga nii palju veel ütlen, et ma kirjutasin saali Henry Huftile peatreenerile ise, ütles mulle, Michael, tule. Aga nüüd ma kirjutasin uuesti, ma ostsin pilet ära, ta pole vastanud siiamaani, nii et suure tõenäosusega on see, et ta ei vastagi mulle, me läheme lihtsalt kolmapäeva hommikul saali ette, just ootame, millal trenni hakkab, siis saame trennida. Ma arvan, et see läheb niimoodi, kui ta nüüd ei vasta, ma kirjutan talle veel, ma arvan, mingi paari päeva jooksul. Kui ei vasta, siis peab just kohale minema. Aga ma tegin nalja. Kraabite seal ukse taga. Aga tegin nalja, et ümber nurgaga Ameerika top team ja kui see, siis on tegelikult veel see variante, nii et kui midagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ja kui muud me saa, siis näete varsti contenti, kus me Tõnistega kahekesi palmi all maadleme. Ei, ma mõtlen, metroos on alati kellegiga fightida seal kuskil. Me teemegi real life. Crackhead olist laialiselt. See oli see UFC ticket on vaata 80 või mingi sott 50 ja siis seal metroojaamas on mingi free snacks. Nii et jaa, aga Tanel? Räägi oma aastaga. Suht rahulikuks tõmbasin, et see november ja võib-olla detsembri algus veel oli suht siuke hektik ja viskas maakeeli sitta ventikasse veel korralikult tööalaselt. Aasta lõppu ikka. Ja siis jõulupeod, värgid, puhkusvärgid ja jaanuaris algus kasutas lihtsalt momentumit ära, et jälle uue tuhinaga peale minna ja praegu möllame ikka meeletult. Töö ja natuke liigutan ka ennast ikka. Tore. Midagi erilist pole.
aga sa saad ju varsti isaks nüüd. Vähem kui 6 aega on ka tähtajani või? Nüüd iga ja täna on tegelikult 27 on täpselt see, kus on see aken nagu algas. Hurraa, mõtled. Oma. juba täistab. 6-ajane see aken on nüüd ühesõnaga, kus peaks ära tulema. Sabinas või? Valmis? Ei ole. Mulle alati meeldinud adrenaliin. Palju oled valmistunud ette? Ikka lugenud korralikult. Ikka lugenud? Tubli, kõvast tubli, kui mina olin. Sa ise ütlesid mulle, kuule ära käed taskus mine sinna pärast oled. Ma ikka olen harinud ennast ja olen valmis. Ei äge, mulle väljakutsed meeldivad ja jälle siuke, nagu kõik mu siin sõbrad on rääkinud, et lapse sünd on nagu kõige jõhkram tutakas üldse, siis tahakski seda litakat ka juba saada. Pisarateni ikka, täiesti. Ja, see on ikka äge. Aga oota, millal päris tähtaeg on siis? 24.02. Ongi, vabariigi aasta. Saluut! Eestlane olen ja... Nii, Henri? Ma ei teagi, jõulud perega, mul oli 3 istumist, väga mõnus oli, sai süüa juua, nagu ikka, mõnus. Siis aastavahetusel käisin esimest korda elus Saaremaal, olin sõbrannal külas. Esimest korda elus? Nagu aastavahetusel ajal. Siis Saaremaal pole käinud, võt see. Ja täpselt peale jõule tuli ju see mega ilus talv ja Saaremaa oli ka nagu mingi, ma ei tea, mega ilus, kõik kuused, männid, kõik on lund täis ja tegime tünnisauna ja väga-väga kaif oli, sai sükest relaxi ja kui aastavahetus oli peetud, siis hakkasin korralikult trenni tegema juba ja veits rohkem toitumist jälgima ja praegu on siis kavas minna järgmine nädalavahetus Estikatele. Siis tuleva nädalavahetus. Jah, tulevasel nädalavahetus. Ja ma ei teagi, muidu on kõik hästi. Ja sa lähed ju kohe baalile. Jah, esimene, ongi Finance Pro. NVL on... See on hea, et nagu kõik teised teavad paremini, mis ise oled mingi, väga polegi midagi. Ja kas ongi, keegi meelde tuletab, et nädalavahetusel on võistlused ära ja siis põhimõtteliselt on järgmine päev lend, jah? Õnneks täitsa õhtul, et selles mõttes jõuab ikkagi pakkida. Ma ei mäletagi. Sama nagu Taisse suht. Mul on algus sinna Türki ja siis sealt vist oli 9-tunnine. Kellega koos juba või kuidas? Ostsin piletid üksinda, aga nüüd kuna me seal chatis, mis ma teen seal üldse, me siis korraldame laagrit, kui kes teab, kui kes ei tea. Island Camp 2026, seekord teeme Baalil 20 inimest Eestist, pluss siis meil tiimis on Merit, Mikk ja Krissu. 24 inimest siis ja samal ajal siis kohapeal inimesi, kes tulevad kindlasti laivi meile ja teeme siukse elustiili laagri, kus on 2 korda päevas trennid, mingid tripid kuhugi templitesse ja chill värk, et ma arvan, et päris äge. Saab korra siit muidu oleks standard öelda hallist välja, aga praegu on väga ilus talv, nii et lihtsalt sooja siis. Ja sa oled laager nädal aega, saad veits kauem ise või? Ma lähen niimoodi, et kuna ma ei ole Baalil varem käinud, siis sellepärast saigi otsustatud minna sinna 3-4 päeva varem enne, kui teised tulevad kohale, et veits saada aru, kus me oleme, mis me teeme, anda veits soovitusi, et jõuad juba natuke käia kuskil söömas ja mis iganes, näha kohti ja kus mingi elu käib ja et Kopanjanil, kui me tegime nagu 2 aastat, siis seal nagu ma tean, seal on hea söök, seal on parim söök, seal on hea kohalik söök, seal on hea massaaž, kõik tead ja see on hea soovitada asju. Et siis sealt natuke nagu teha mapi peal natuke nagu selgemaks endal asi ja siis on kämp ja siis kämbi nagu lõpp on see, et me läheme sinna Kilitravaganni nagu, mis on siuke paradiisi saar põhimõtteliselt keset ookeanit, valged liivad ja sinine veri ja väga-väga ilus ja seal ei ole ühtegi rollerit. 3. saar avaneb siis või? Siis avaneb ka siin. Haigalasid, ma ei teagi. Seal on need. Ookeanis on haigala. Seal on kilpkonni sitaks ja seal on... Hüppa selle pealt minema. Kes need on, kes need ujuvad seal? Raid. Ja Reid, jah, vist. Neid on seal. Aga kus saalis teete? Siuke gym nagu Imaru. Siuke omanik on seal nagu Farsaad. Võin kohe öelda, mis taha see... Seal on haid ka. Kuidas sa jõudsid siin üldse? Farsaad, Rangarzian. Floridas on haid muide ja täiega. Ta on siis... Ja krokodillid. Seal on nagu, kui vähe siuke swamp on rohkem, siis... Rootslane, kes on Liibanoni juurtega vist, ma ei tea, siuke vend.
Rangarasian. et tal on seal oma gym. Champion, 2 korda Swedish K1 champion, Muay Thai champion, one man army. Tema gym ja siis tal on seal kohalikud treenerid ja ühesõnaga siuke vend võtab meid seal vastu ja siis ongi Kili. Story see, et Merit tutvustama kunagi Tais. Mis asja? Selle treeneriga, selle vennaga Merit kunagi tutvustama Tais. Ma ei tea. Sa räägid mööda muidu mikrist. Ma ei tea, või ma mäletan valesti, aga minu arust Muna Meritiga rääkis. Minu arust oli, ta käis Baalil ja siis ta seal tutvustaga, sest et siis tekkiski see connection, et miks me Baalil lähme. Ja miks me lähme ongi väga lihtne põhjus, sest Kopanjanil väga raske saada 20 inimesele majutust, kui tahad vaadata ühte samma kohta. Mis ma vaatan? Farshad. Farshad. Aga ei, väga chill vend, räägib normaalselt inglise keelt, kõik oli väga mugav temaga asju ajada, siiamaani kõik nice ja põhimõtteliselt siis kui meil saab laager läbi, siis kuna mul hea sõber Sander Karu ja Triin on seal, siis lähen neile külla veitsaks. See on Ronda Rousey sinna. Ei tea. Head movement. Get back on the mental lab, ma ei tea. Pigem ei ole sellist, jah. Ja siis lähen neile külla veitsaks ja siis ongi. Tulen tagasi. 22 hakkan lendama, eks 3 nädalat kokku. Koos tripiga. Veebruari, jah. Okei ikka. Ja siis vaatab, mis elu toob. Äge. Karl. Aasta lõpp või? Nojah, kuidas läks jõulud? Aastavahetus, mis iganes. Ikka, nagu möll, palju sauna, palju sööki ja siin mingi hetk aastavahetusega kadus täitsa ära taju, mis on päev, mis on õhtu, siukene väga chilliks ära ja nüüd on nagu siuke tempo peal, et tuleb korralikult grindima hakatana. Vaat pühad olid see aasta kuidagi niimoodi, et mõlemad pühad nii jõulupühad kui ka aastavahetus olid nädala keskel. Siis oligi nagu ei saanudki aru, et kas nüüd on nüüd nagu NV või mingi suvareede, kus keegi midagi ei teinud. Jah. Et selles suhtes oli huvitav. Palgatöölisena oleks kindlasti väga mugav olnud, et nii palju vabasi päevi vaata järjest tuli. Käid ühe päeva vahepeal tööl, siis on jälle 3 vaba. Aga võt niimoodi. Läheme siis uudiste juurde. Tõmbame selle elevandi kapist välja. Esimene elevant siis nagu teravam silm võib-olla märkas, siis meil on laua peal uued joogid. Noko, Vitamin Nii kauan lahti teha seda, juua juba. Vitamin Vellil uus maitse. All day. Limonaad. Pantoneen hape pluss biotiin. Polegi seda kunagi joonud. Proovime. Ehk siis meie selja taga meie head sõbrad tänaseks. GKR on tulnud siis meid toetama. Trade and Sales. Nende e-poes siis on võimalik osta Vitamin Velli, True Datesi, Nokot, Bändi kommid, PR-pelsid ja nii edasi. Töötame selle kallal, et ka meie kuulajad saaksid soodukat. Ja mis meil siis on? Meil on siin üks uudistoode, mida aga kõigepealt meile lubati ka veste. Noko vest ma tahan vesti saada. Külmkapp tuleb meile ja tegelikult ma juba küsin, tegelikult tahaks Platoosi ka saada võib-olla. Tegelikult on hea. Ja nii mingi aega mingi toidukaale ka, see ei teeks ka liiga. Ehk siis me paneme teile kõik, mis soovime, aga vesti lubate. Kõik, mis teil on, me oleme valmis. Bring it on. Nice. Oota, ise tootma mingit suisse sulle. Vot, võime rääkida. Oota, üks. Ugisuss. Aga võib-olla Noko teeb sussi mulle hoopis. See on ikka väga nice. See, mis rahulikult tuleb lume seest nende kannale. Saab sportmoodi peale ka panna, aga pole siiani pandud. Emmist onge. Aga uudistoode. Oota. Enne seda veel ei näita. All Day raames toimub 7. veebruaril ühisjooks, kuhu on kõik kutsutud. Paneme descriptionisse täpsemad mingid lingid, infod. Igal juhul GKR-i poolt korraldatud Ür. Reijo lubas loogikke võtta ja siis jooksma minna. Põhimõtteliselt, kui näete Reijo Põllu, kui näete ta seal, ta on siuke suht pikk vend, habemega. Ühe Kossu mängija lätlase moodi. Mis ta nii oli? Bertans. Tema moodi, kui näete sellist venda, tõmmake laksud sisse talle kohe. Ja las jookseb. Ja ütleda, püü kinni mind. Ja pange minema. Väga hea. Nii.
aga uudistoode siis True Datesilt on siis tulnud pistaatsia maitseline. Pistaatsia kreem. Ja no minu enda, tegelikult bändi kummikommid on mulle kogu aeg meeldinud. Me teame, et sulle kummikommid. Oi, aga siin tead, miks te teadame, siin on 1 gramm suhkrut per bag. Väga head. Tatlid on, ma arvan, kõige, Reijo ütles mulle meile, et ta on kõige enim müüdav asi oli eelmine aasta. Tatlid neid siukse mineku. Mulle enda meelde räägid, meil on siin ka cinnamon roll. See meeldib mulle väga, aga pistaatsia kreem on OP. Teeme lahti. Oota, kes üldse ei tea midagi, siis maitsetest on siis creamy peanut butter. Mulle meeldib see koolakas. Siis on pistaatsia. See on siin. Ja siis on cookie dough ja ongi see cinnamon roll. Ja siis on veel tegelikult õun ja arbuus ja igasugused. Ja arbuus on ka. Et koola ja... Õunaama on ka täiega, apukas. Õun on hea. Mul peab natuke hambad valutamas. Aga... Pead veits algus lutsutama ja siis hakkad närima. Ei saa lahtigi. Anna onu kätte. Onu tee lahti, palun. Aita poissina. See vist on vana ja... Võtame teise paki. Ei, anna alla siin. Oota. Poiss teeb lahti. Hambad küljed. Esi avas puudu terve episood. Ivanov teeb korda jälle midagi. Siis ma toon käärid sulle või? Ei anna alla. Tegite nii hea paki, et seda ei saa lahtigi. Ta on nii secret. Korralik asi. Teeme uue paki lahti. Oota nüüd. Nüüd tuleb. Onu teeb ära. No nii. Ei, come on. Andsin alla selle kleepsuga. Pistaatsia kreem, maitseme siis. Ja kõik närige mikrofoni nii palju kui võimalik. Yeah. Meil on olnud fänne, kes ilgelt meeldib neile. ASMR. No nii. Esimene emotsioon. Päris kreemine näeb välja küll see asi. Milline võtab? Vaata, kus siin on manti peal. No. See meenutab mulle seda, mis me Amsterdamis sõime. No mega hea. See vaikus. Oota, siin on see. Assena. Turn on the light. Ajo, väga hea. On väga hea, jah. Mega hea. Ongi pistaatsia kreem on nagu sees, mis teeb sellest nagu mega hea maitse. Ebareaalne. Pistaatsia asjad väga maitsevad. Jäätis, jah. Nii raske on süüda praegu normaalselt rääkidest. Viskab peale maitset täiega. Ei no täna võib matsutada mikrofoni selles. Ja. Kui keegi heidib, siis sa heidid, sest meil on nii palju mantsin. Kade oled. Igatahes jaa. Ja muidugi Noko on ju vitami veel, nagu enda ütles. Kraami kõvasti. Väga äge uus koostöö meil. Hea algus aastale. Ja. Ja nagu ma ütlesin, siis me tegeleme sellega, et kõik meie kuulajad saaksid ka e-poes siis normaalse hinnaga praegu mingi sooduskoodi välja võluda. Ma arvan, et see on lihtsalt aja küsimus. Ma unlockisin just praegu ka pistaatsia see ja siis paned kohvi peale. Oba. Gurmaan. Igatahes jaa. Mis teha võib? Kui te olete neid True Datese näiteks vajutanud, siis kirjuta kommentaaridesse, mis on sinu lemmik maitse. Jaa. Why not? Või samamoodi need kommid või need joogid. Ja võib-olla loosime isegi väikse kingipaki. Kindlasti loosime. Mõtleme mingi loosi välja. Kindlasti tuleb palju ägedad asju, ma arvan. Paneme mingi kasti nokot või võib-olla kasti üldse neid või et... Või paar pauku lõuga või... Ehk siis subscribe ja kirjuta kommentaari, milline toode, mida sa siit proovinud oled, meeldib sulle kõige enam ja oledki juba loosi kastis, kui teid tuleb väga palju. Ja ikka veel on mängus meil see ka, et kas meil ei ole 2000 subscriberit täis ju? Ei tulnud, noh. See on ikka veel teema. 2000 täis läheb jope loosi ju. Suveparka ja siis laseme teha Wolframil suvevesti nagu. Suvevest või? Suvevest, jah. Jaanipäeval saab. Jaanipäevaks kõrged kasvab. Lõkkääres hea kuradi pikutada ju. Jaanipäev. Aga mis 10 palli süsteemis siis pistaatsiale? 10. Mulle väga meeldib, mulle väga pistaatsia. Ma ütlen 9, jätta veel ruumi, aga pistaatsia needle mulle räigelt. Cinnamon on ka, aga pistaatsia ma olen tõesti praegu lemmik. Ta kuidagi hästi sooja maitsega või siuke nagu mahevad. Ma ütlen ära teile 10-10. Et näiteks need Apple õunaoma ja nad ongi veits nagu kummikommid, vaata, teevadki hamba nagu tavaline kummikomm ka veits teeb nagu hamba kuidagi nagu krigisema ja sour koola ja kõik need kreemised maitsed, et kreemine, peanut butter, cookie dough, need on kõik head nagu. Ja minu lemmik Cinnamon roll, on koola.
koola on väga hea. Oota, aga meil on ju vitamiin veel all day, ma haipisin seda, aga ma pole isegi lonksu võtnud, nii et vaata, mis see on. Limonaadi maitse. Turundussaade on korralik turundussaade. Enda turundus, siis tooted. Kõik turundus läheb peale. Seda unustasin nagu rääkida, et mis vahepeal toimunud. 6 nädalat ootasin, et UFC oleks. Nutumaiks uusi ka enne veel. Panustada ei saanud, paid mingi jalgad kunagi pihta ei saanud. Ilano. Ões on Henri? Meenutab natukene Isostar isegi. Jah? Siuke nagu sidruni või ma ei oska öelda. Normaalne. Väga huvitav, et sul see maitse meeles. Huvitav maitse on. Huvitav ei ole kunagi hea. See on see, kui keegi küsib, no kuidas maitseb. No päris huvitav on. Mis see tähendab? No päris huvitav. Teine on see, et vaatame. Mida me vaatame? Nagu nii sa ei tule. Vaatame nädal lõpus uuesti. Ostame selle uue kapi. Ei vaatame. Mõtleme, vaatame. Või ta niimoodi eppi ei vaata, ta niimoodi teada ei saa, kas ta pole. Nii, aga turundus tehtud, uudised välja antud. Jep, let's go. Kütame edasi, siis räägime päris uudistest või sellisme spordiuudistest. Esimese asjana, millest tahame rääkida, on, et meie oma tüdruk või naine Sigrid Kapanen võitleb veebruaris Austraalias WBC Thai-boksi MM-tiitlile. Treener Ringo, ka meil saates käinud. Ja lühitusustus siis sellele uudisele, et 23-aastane Eesti Thai-boksija Sigrid Kapanen sõidab veebruaris Austraaliasse, et võidelda seal WBC Thai-boksi tiitli vöö peale. 28. veebruaril toimuvas tiitlimatsis on eestlanna vastaseks kogenud austraallanna Zoe Putorak, kes on juba 4 korral edukalt kuni 63,5 kilogrammi kaalukategooria meistritiitlit kaitsnud. Sigrid tegi siis alles hiljuti Cambi Bad Companies, treenis seal koos Liam Harrisoni ja teiste tugevate Inglismaa sportlaste võitlejatega, et ja siin te siis näete ka nii-öelda resumeed mõlemalt poolt. Mis arvame siis? Me ju teadsime seda uudist niikuinii, aga nüüd on nagu see hakkab aina lähemale jõudma. Ta hakkab nagu päris muutuma, jah? No selle mõttes on raske fight kindlasti. Austraaliasse sõit ja nii edasi. See Austraaliasse sõit, tead, Ringo ja Siki lähevad varem kohale, aga Zoe on tugev, pole midagi öelda. Purustab päris hästi vastaseid küünarnukkidega. Tugev naine, korralik jurakas on ka see Zoe, suur pikk ikka, raske, aga selles mõttes, et Siki siuke fight, kus pole midagi kaotada. Siuke fight, sa lähed nii või naa Austraaliasse, nii või naa raske, kõik on raske, sul pole mitte midagi kaotada. Kas seal on ka 2 minti paus? Ma eeldan, et on. Kindlasti peaks olema ikka. Siis ongi, seal ei ole mitte sittegi oodata, lihtsalt kohe gaas põhja ja kümpina. Võhm on niikuinii olemas, vaadates seda lapade videot eile trennis samamoodi nägin, kuidas Sigrid ta nüüd tagasi on, et mina ütlen ainult gaas põhja ja küll tegeleme sellega, kui ei jaksa siis, kui see hetk on käes. Ja ma arvan ka, et see endab anda agu ja... Sa ei ole väsin. Õige. Et mega äge võimalus. Ma arvan ka. Siuke asi kotti panna, see avab kindlasti uusi uksi jälle ja Sigrid on ju vist 23 äkki või? Ikkagi noorema poolne võitleja meil. Ja ma arvan, et toob kindlasti Eestile ka tähelepanu ja. Selles mõttes. Äge oli see, kuidas see Bad Company ja Liam Harrison ise jagasid seal igast videoid ja asju temaga, et võeti väga hästi vastu ja soojendasime ka natuke nii palju suhteid, et Sigrid uuris teda seminari, aga kuni augusti lõpuni pidi mees puuked olema. Aga reaalne oleks september-oktoober, lihtsalt tuleks võtta ühendust ja siis rääkida, et tegeleme sellega. Soojendus on ette tehtud. Mis linnas üritus on, seal on mingi Fish Week? Ei tea, kus toimub? Ei tea, kus toimub. Ma võin vaadata. Vaata. Kalaviigus on Fish Week. Aga igatahes vinge, nagu nii selles matšit jõuame, ma annan veel rääkida korra kindlasti ja loodame, et on ka mingi live ülekanne äkki või kahtlen, aga loodame. Võiks ju olla. Pertis on see. Ei. Kurat, vabandust. Ei ole hullu. Anname andeks. Mingit valeinfi tuli. Proovi veel. Proovime veel, jah. Aga lähme edasi. Aga jah, palju edu Sigridile, mega äge.
tooge hoju. Niina Petrõkina kordab EM-tiitlit. Mega äge. Vaatasite ka? Ei. Teate ka? Ei. Uudist ei tea või? Iluuisutamises siis 14. jaanuaril peetud lühikavas püstitas tiitlikaitsja Petrõkina 70,61 punktiga isiklikku rekordit. Sama tegi 21-aastasele mida iganes, ma ei oska lugeda. Tallinlanna ka 16. jaanuaril, kui sai vaba kava eest kirja 145,53 punkti. 2 kava kokkuvõttes on Petrõkina uus isiklik rekord 216,14 punkti, millega ta krooniti 2 aastat järjest Euroopa meistriks. Mina vaatasin, aga mitte laivi. Vaatasin niimoodi, et täpselt vist sai läbi ja siis ma juba nägin Delfi uudist ja siis ma vaatasin seda järgi, et äge, iluuisutamises läbi aegade ikka tulnud mingeid asju. Iluuisutamine tulebki lihtsalt puhas kava teha ja seal selles mõttes olümpiamängudele minnakse ikkagi, ma arvan, top 5 mõtetega. Seal on ikkagi Hiina ja USA ja asjad juba ees on, aga ma arvan, et keegi paneb seal ühe kärna maha, siis on täitsa reaalne ka medal. Et päris kõva nagu näitaja, et 2 EM järjest paad kotti, siis on ikkagi tase nagu saavutatud ja siin oli nagu veel punktide vahe kalender, et mingi 20 või 15 punkti, et mega äge ja palju õnne Niinale, et äge. Let's go. Uurisin vahepeal linna välja, Canberra. Pealinn. Mis on Austraalia pealinn? No mis on siis? See on Canberra. Austraalia pealinn? Jah. Ei olegi Melpsi. Sydney ja Melpsi vahel. Sellepärast see ongi trikija küsimus. Tikiga. Okei, küsime veel siis New Yorgi osariigi pealinn. Gerard mahal, läbi. New Yorgi või? New York. Ei. New Jersey, New York. Albany. Jasi? Albany. Ka trikiga. Me ei saa midagi aru. Vaaks ja Veesaar toimetavad. 15 küsimust hakkas. Vaaks ja Veesaar toimetavad lombi taga. Ja 20-aastane Vaaks viskas juba 4. mäng järjest üle 20 punkti ning püstitas 26 silmaga ka uue isikliku tippmargi üliõpilasliigas. Eestlane tabas 3-st 2 punkti viskest 1, 15 kaugviskest 6 ja kõik 6 vabaviset. Lisaks hankis Vaaks 1 lauapalli, andis 4 resultatiivset söötu ja pani 1 kulbi. Teine mees, kes siis teeb tegusi Põhja-Karoliina algviisikusse kuulunud Veesaar, tegi oma ülikooli karjääri parima mängu. Eesti tsenter viskas 34 minutiga 25 punkti, korjas 9 lauapalli, jagas 4 resultatiivset söötu, tegi 1 vahelt lõike ja viske blokeeringu. Kõva, nagu mega äge. Ma ei tea, millal nad peavad üles andma ennast, kas nad lahvad drafti või mitte, see vist isegi suvel saab veel nagu maha võtta ennast. Siin on nagu Endril juba on seal top 15 põhimõtteliselt, pikk on nagu juba mingites kanalites. S-round on igatipidi. Ta läheb kogu aeg paremaks nagu see drafti pikk, vaata. No eelmise aasta kõige siitem meeskond saab S-ana valida nagu enne. Ja siis nad valivad 30 tiimi, kõik valivad endale siis noortest nii-öelda ülikooli meestest endale mängijad, kaks ringi niimoodi. Ja siis ta on seal esimese 15 seas, no. Seal palgad on top 15 on 2-3 milli pluss äkki või? Paneme puusalt praegu. Ta on reaalne variant saada, et võivad saada NBA-sse või? Mõlemal on variant saada, jah. No Hendri saab suht kindlalt, kui ta üles annab ja vigastada ei saa. Vaakson ju sai uuesti freshman of the mingi viik selle auhinnad vist 2. või 3. korda juba. Et nagu mõlemad mehed on ikkagi mängumehed oma tiimis, et üks asi on see, et sa saad lihtsalt põllul, aga teine asi on see, et sa teed mängu nagu. Ikkagi sa saad tsentrina 34 minutit mängida ja paad 25 sanga. Palju ülikoolis õppima peavad reaalselt? Eks seal ikka on, pead ju mingid punktid täis saama selle ained. Eks neil on ikka natukene kergem, kuna ta on ikkagi seal stipendiumi peal seal, et hoitakse ka ikka. Aga ikka peab õppima veits ikka mellame. No, Hendri Veesaar on ise Real Madridi kasvandik ja ta on välismaal olnud ju, ma ei tea, 15 aastast saadikud. Selles mõttes ta on, ma arvan, harjunud. Ma arvan isegi, kui Vaaks ei saa siin kohe põllule, kinnitab seal veel rohkem kanda ja ma ei tea, mis iganes on ja tal on väga hea see tume poiss seal kõrval, kellel ta seal alley-oopi paneb ja mingeid asju, mõlemad nagu teevad mängu. Aga just... Üks asi on veel see, et kas sa tahad
need 4 aastat ära teha ja saad oma hariduse kätte tegelikult, mis on su nagu katab ära tegelikult kõik sul nagu igatepidi sa saad ju seda ametit pidada ja mis iganes. Ma tean, nad õpivad ka või? Mis eriala ei tea. Aga mille suunaga ma ei tea. Juba saavad plekki ka ülikoolis ju? Ikka midagi, jah. No stipendium. Aga need USA stipendium, selles mõttes ma ei tea. Tööstushariduskeskuse omaga ei võrdle. Ei võrdle või? See on veits teine tasene. Tänud, ma arvasin, et see võtab üks ühele. Ei, korralikult saavad ikka. Ja juba need endorsementid ka, Nike'id ja Jordanid ja asjad ja sealt ka ikkagi. Aga jah, essas roundis lähed NBA-sse, siis on milkud. Et mina ise läheks kindlalt kohe. Ta läheks praegu? Ja. Ma nagu nii koolis läbi ei löö. Noh, hea küll. See Peeter Võsasel Tiidule ja Teedule. No näed, tuli, pani auto siia vastassuunas, et kas teeme trahvi? Tiit ja Teet. Ma tean, sa ütleski. Aga mis sa siin passid siis? Ei no ma hakkagi. Mine ära. Noh, hea küll. Kõik head. Kuul Tiit ja kool läheb su kool. Mind pole siia vajas. Ma panen minema. Siin pole kordagi vaja. No näed, tuli siin vastassuunas, et paistab, et saab trahvi ära ja ma ei saa, ma olen dokumenti või. Toss ja õlilaigud jäävad. No, aga igal juhul äge. Future is bright. Kui üks hetk kannad NBA-s kinnitatud ja tulevad ka siia Eesti eest mängima, siis see oleks ju mega äge raisk. Veesaar üldse on A-koondise eest mänginud. Minu teada ei ole. Minust ei ole ka. Või kui on käinud, aga siis ta oli täitsa 17. Paaks on ju mängujuht, on ju. Pigem viskav ikka. Viskav tagamängi ikka pigem. See tume siis, ma ei mäleta, mis ta nimeli oli, mingi Williams äkki, võib-olla panen puitu, aga noh, kelle positsioonil nagu Vaaks mängiks meie nagu A-koondises? Kes meil seal oli? Meil seal... Ta ei ole ääremängija. No Kullamäe on meil kindlalt põhimängu, see on selge, et tema kõrval olekski, aga seal otseselt nagu kellegi kohta ära ei võta, seal on kogu aeg siuke vahetuv rotatsioon. No, mega hea rotatsioon. Et seal aga see on äge, et tal on nagu nii vabad käed antud, kui sa ütled 15 kaugvistest. Sa saad ikka nii palju peale loopida. Läks ümber. Safe. Et siis tal on ikkagi antud see nagu luba, et kuule, shooti, saad vaba, siis viskana. Aga no ma vaatan neid highlights järgi, siis ikkagi mehel on täitsa siuke Doncic. Ja, ei no juba kommentaariumites pannaks ka baby Doncic. Täpselt nagu tema oli, kui ta oli noor, nagu, et siuke ägeda nagu tal on kõik olemas. Ilusa viskega ja ilusa nagu tehnilise liikumisega. Peavad terved püsima ja samamoodi edasi panema ja on mõlemal NBA on. Let's go. Järgmiseks siis algas uus ralli hooaeg. Meie oma poiss, mees, Otti pole, aga uued noored siis tõstavad pead. Esimene Ott on Hendri üles trennis. Monte Carlo. Mis kaasel ikka sõidad? Littima kõik on. Monte Carlo pärast esimest etappi on siis punktiseis selline, kes oleks võinud arvata, et Oliver Solberg paneb asja kinni. Mina oleks võinud arvata. Mitte just seda rallit, aga ma teadsin, et ta on kindlalt temas see aasta. Väga hea on, jah. Et Hyundai'l on ikka keeruline. Saavad, ma arvan, see aasta niimoodi tuppa, et pahandus, jah. Sinna oleks mingit upgrade'i vaja nende tiimide osas, mingit uut verdne. Nagu vormelis tuli Audi peale, et oleks vaja nüüd rallis ka mingisugust. Vist tehakse nüüd järgmine aasta see muudatus, et saab seal minna mingite, et tuleb rohkem teha see tiime nagu, sest ma ei tea, tuuakse seda nagu WRC1 levelit allapoole või ma ei ole täpselt sellest aru saanud, aga kes teab, kirjutage kommentaariumis. Jah, andke meile märku, kuidas see järgmise aasta rallisüsteem hakkab välja nägema, et tulevad uued autod või mingi nagu downgrade seal tehakse, et oleks rohkem võimalust erinevatel tiimidel siis nii-öelda kaasa lüüa. Aga jah, teeme siis pärast esimest etappi, kes võidab ralli tiitli. Kokkuvõttes Ogier, tiristab ära oma seal igalt poolt natuke. Oma tarkusega jälle. Michael, kuidas sa ei tea siin? Ikka Tänak. Ikka Tänak. Ott võidab. Ei, ma arvan, võitan siis Solberg, ta praegu esimene, äkki võidab ära. Aga nüüd ongi olukord, sa hakkad kõiki rallisi esimesena peale minema, see on ka oskus sõita. Ogier on selles maailma parim. Vend on juhib ja siis läheb
Essa-päev täristab seal kruusarallidel on 5 ja siis viimane päev lihtsalt kõik lähevad eest ära, vend tuleb ühtlase sõiduga, võtab ära. Jah, valist ei tea nii palju. Leidsin siis Delfist ühe ägeda uudise, mida toob aasta 2026. Igor Mang või? Igor Mang spordis. Kas saad selle ette panna? Ava meile linki. Aitäh, et sa mainisid. Võta jaks. Tali olümpia hakkab varsti ju, täitsa nüüd kohe-kohe ja seal on väga põnev. Omajagu asju tuleb päris äged. Jalka MM hakkab ja igast asju on siin. Siin oligi päris hea ülevaade sellest, mis nagu aasta toob spordimaailmas ja siis on... Raju on kirjas seal või? Muidugi. 2 võitluse MK etapp. See oli ära nüüd. Võistluse? Jah. Kiirusutamine ära, ilusutamine ära, Tali olümpiamängud hakkavad nüüd 6-22 veebruar, mis on äge. Hookid panustama normaalselt. Siis on Super Bowl 8. veebruar. Sellel ajal Ameerikas. Siis on Tartu Marathon 15. veebruar. Mäletagi, kus toimub. Super Bowl või? Loen. Santa Claras. Vaheaja show esinejaks on Bad Bunny. Siis on jah seal kuskil. California. 15. veebruar on Tartu Marathon. Siis on laskesuusatamise MK etapp. Nii, nüüd me oleme enam-vähem näevad siin, ma olen Otepääl 12-15 märts on siis laskesuusatamise maailmakarika etapp. Siis on kergejõustiku sise MM. Karla pole. Siis on iluuisutamise MM. Judo Euroopakad. Tõstmise Euroopakad. Jäähoki MM. Jalgpalli meistrite liiga finaal. Euroopa Discgolf Festival Tallinnas. Jalgpalli MM. See tuleb kõva. See tuleb ikka julm. NBA Draft. Tour de France. Rally Estonia. Vehklemise MM. Ujumise EM. Kergejõustiku EM. Ironman Tallinn, võrkpalli meeste EM, Tallinna maraton, ujumise lühiraja MM ja sellega suurimad üritused saavad läbi, et on mida oodata nii-öelda. Kuidas see lugu meid tundma pani? Pettununa pane. Mida si? Raju ei olnud. Raju ei olnud märgitud, jah. Pettununa pane. Davai, selge. Kuidas see lugu tundma panin? Ei olnud kõige parem. Pettunud. Kui hakkame teeme ühe episoodi, kui me hindame mingeid neid lugusid. Kuidas see tundma pani? Hea pull. Nii masendud vend kogu aeg pettunud iga asja. Kõigele 1 tärn. Aga kahju, et see hoki on Šveitsis. Oleks kuskil lähemal, siis oleks täitsa huvitav minna. Ja, no MM on USA-s jalka. Me peame Bröderile käve jälle diili valmis tegema. Kebabirull 2.0, et nüüd on terrassid avatud ja kõik tiksuvad. Maksa praad. Kõik on neile, brother, maksakastmega friikad. See on nagu see dirty fries, aga maksakastmega. Mingi pardimaks. Jumala hea. No, hakkab looma juba. Hoia kraa. Aga uudised loetud. Jah. Läheme toimunud ürituste juurde. Let's go. Ja siin palju pole, sest palju pole toimunud, aga... Jah, pikk paus oli. Nagu tänane mainis... 2 üritusest räägime siis UFS ja One. 25. jaanuar toimus siis UFC 324. Esimene fight, me täna räägime. Nurmaga võitis Davison Figueiredot ühehäälse otsusega. Fight oli prelimisides, aga... Figueiredo ei saanud kaalu. Ei saanud kaalu, nagu 25 prossa oma paycheckist läks Nühkimist. Nurmaga tükku-tükkule. Selle mõttes, et Umar ikka masin. Ainult Merab ja Jan saavadki talle vastu, aga keegi teine talle vastu ei saa, nad 3 ongi seal. Omelli on normaalselt feidinud see. Ei saa ta midagi. Elu seis suudab peata. Umari takedown samamoodi ta ei peata. Selle mõttes väga tummine. Umar ikka striking ka täitsa asjalik, isegi suudab seista ja maandus muidugi high level. Aga mingid ohukohad on seal sees ikkagi. On. Janni vastu sealt võib küll niimoodi matsu saada. No Jan ja Merab on teine teema veits.
sinnamaani ikkagi selles mõttes. Aga antakse Omellile, no jõuame rääkida. Ma juba lähen, mul on ma ei usu. Meil on seal pühapäeva hommikul. Jälle, vaata. Pühapäeva hommikul jälle see. Heiti, pühapäeva hommikul ka ilma särgita, see Just Bleed on mees. Yes, lõpuks on taha. UFC särgiga see, mis nägi välja nagu see E-Tardi särk kunagi, need Venumi ja UFC miksid, vaata. Sellega karjud seal näost punane. Brock Lesnari särgiga. Ja see Brock Lesnari, kus tal see müts on, vaata, ja see musta ja halliga, see hõbed. See mille Keitsi tuli sisse või? Silmade peal oli müts. Ta käib selle käpiga ka niimoodi. Ei, tal nüüd oli see nagu see toru müts, mille peal peab olema sul, mis ta annab? See on tema stiil. Saab, ma arvan, füüri ka ikka neid. Monsteri logo pealt saab korralikult. Main kaardi avas siis John Silva võitis Arnold Allenit ühed otsusega. John Silva kõva fight, Silva kästank oli kõva, väga kästank. Ja, vaata nüüd oli esimest korda algus rahulik ka, tal muidugi on olnud seda, et ta jälgib, aga seekord eriti rahulik ikkagi. Esimese raundi isegi kaotus minu arust. Jaa, sama. Esimese jaotus 2 järgmist võttis ära. All on ikka hea, aga John Silva nagu on nagu oli hea, aga samas ikkagi oleks ta strikingus veel paremini ikkagi. Et no vähemalt oli mingi... Fighti highlight on see. I am a skater boy. Korralik läks miimiks lahti sellega. Kus see idee tuleb sulle? Kust tuleb see idee? Täiesti müstika. Minu arust selle üldse eventi highlight oli see, kus ta selle vöö peale karjus, see oli ka seal meedia teile. Nutma ja järk on kõik korras, paab nukke läheb. See oli nii haige. Kõik valis läbi kirjutas mingi Sean, bring it down to 6-7. Keegi kirjutas, te ei tea, kus ta tulnud on, aga siiski Sean, bring it down. Walking highlight reel lihtsalt, nii lagine. Nii cringe, ebareaalne. Aga oli nagu teinud ikkagi järeldus eelmist fightist. Allen ei saa midagi minema, Arnold Allen ei saa minema üldse kuidagi rasked fightid ka, aga no ei saa neid võita kuidagi ära võetud. Ma ei tea, kas see kaal pole tal ikkagi hea, kas võtab liiga palju selle featherweighti, et mingi oli jutt, et läheb lightweighti üldse. No võiks vabalt minna muidugi. Ega see lightweight ka parem pole muidugi, aga siiski. Kogu aeg eliidiga fightinud ka ikkagi selles mõttes. Polegi. Ja jällegi harva ka. Jälle oli mingi poolest aastat pausi. See on ikka raske roostem peal. Molli saab ka normaalselt, siis peab pausi tegema. Pressikal ju sai pulli, nad möllisesid seal oma vahel. Parkipi gei. Ja mingit sükst asja. Ja siis see, mis see küsiti selle boonuste kohta ja siis see ka seal midagi surus, et jaa, et Teina maksa meile rohkem, kui tahad, et 2 autisti mingi omavahel siin seisu hakkaks panema mingi toorelt. Ja keegi arvanud, et ei ole autistid ka. See ei olnud see üllatus. Aga ja meil on ka see pilt pandud ja pane ette kargu boonuste peale läks korra jutt saad või? Ja kohe. Et siis UFC tegi uued boonused Paramoundiga ja tegelikult Teina ütles selle boonuse kohta ka, no ongi siis iga finish 25 tonni, performance of the night 100 ja fight of the night 100. Aga tegelikult UFC-l on ammu juba see teema, mida väga paljud ei tea, mida Teina ütles ka pressikal, oli see, et jah, nüüd me panime nagu kindlal koguse nagu boonused, aga ütles, aga fighterid on saanud alati riietusruumis ümbriku. See on kogu aeg olnud UFC-l. Enne kui Paramount ära ostis, oli see Fertida juba, et nad läksid eraldi ümbrikuga riietusruumi, millest tohtinud rääkida, aga andsidki seal, ma ei tea, kuni 25 tonni fighteritele. Ja väga paljud fighterid said nagu lisaboonust riietusruumist, mida keegi ei rääkinud. Kas maksud on makstud, härra Teina? Aga mis see sinu asi on? See on ära õnnet plekki sai. Kus see raha tuli? Kõik vennad, kes seal neid boonusid saanud, järsku maksuamet kaelas, vaata, kuule, mis 25 tonni deklareerisid ka üldse siin kässis korradi. Kassas. Kassa siin või kassa. Aga nüüd pandi ära ja kindel see, samas päris äge, 25 tonni iga finish, 100 tonni ikkagi fight, no see kõva. Ja Viik ütles selle peale õigesti, et mingid YouTuberid peksavad siin 100 milli eest. Adam 22 ja see Jason Love, see fightisid see mingi 100 milli selle kogu ürituse peale. No sama oli ju see, kui see, kes see seal nokki kukkus kaalumisel, vaata. Jah. Et siis oli ka, et Teina White on mingi kriminaal umbes, et pakub nagu fighti eest 10K, kui showib ja kui võidab siis veel 10 ja siis, et sa teed selle raha eest seda. Aga siis see oli ka obviously nagu äärmusest. Inimesed teevad tasuta ka lollusi. Aga no see Michael Bispingu timing, see oli ikkagi epic.
ma reaalselt nagu see tuleb veel. See oli halb. See oli halb, aga ma naersin lihtsalt südamest nagu mitte üldse nagu see halvaga. Nagu see olukord oli ka olukord halb. Ma olin halb lihtsalt. Nii sitt ajastus ei saa olla. See on ebareaalne. Aga siis ma ei ole näidki vist seda nagu... Aga siis näed, siis Natalia Silva võitis Rose Namajunas ühes otsusega. Millal Namajunas viimati fights? Suht pikk vahe oli tal vist. Pikk vahe, jah. Me näeme Taneliga nüüd sama taktika veel naiste fightil. Ma kahjuks 2026 enam ei ole võrdõiguslikkus. Mis nüüd on siis taktika? Me ei vaata naiste fightil. Skippi läks lihtsalt. Rose fightis viimati. Millal ta fightis viimati? 2025 aasta 15 juuni. Üle poole aasta paus. No, ei olegi nii hull. Aga Natalia Silva on ju päris korraku Winstrike'i peal peaks olema. Tal oli kohe nii väike, kui ma oleks pannud raha peal, siis ma oleks vaadanud ikka. Peaks olema korralik, kui ma nüüd leian teda kuradi ma tapolotši. Palju oli siis mingi 1-2-5? 1-4-5 äkki võime. See on ju suht hea isegi. No midagi kokku panna, aga see ei olnud üldse nii kindel, sest Rose ei ole ju kunagi sükke, keda nagu feidid. On võitnud Alexa Grassot võitis viimati, Jessica Andrasi võitnud, Vivian Araujot võitnud. Kaua Rose üldse laseb, see on ka mingi 10 aastat võitinud. 6, 7, 8, 9, 10. No nii kaua kui makstakse. Nüüd tal on 14 võitu järjest Natalia Silval. Päris kaua, viimati kaotas 2017 aastal. Rekord üldse on 25-1. Tiitlipauk ka. Tiitlipauk ka, kindlasti. Tševtšenko. Not easy. Aga samas, see ongi nii nagu see, et kuidas see põlvkonnad vahetavad, Tšetšenko ei ole enam ka siin esimeses ta ei ole enam nii terav ja pigem mingi suhke kinnine. Räägid Rose'i see fight pigem, et siuke oleks võinud Rose ka ära võtta vist, et oli suht võrdnud. Aga ei vaadanud, ei oska öelda. Aga järgmist fightist rääkides siis, kes vist on nüüd läbi lõpuks? Valdo Cortes Acosta võitis siis Derek Lewis teise raundi TKO-ga. No täitsa lambi nokk, kus see suli üldse? Jabist. Lewis oli kohe väsinud ka ja ta vist on aeg on läbine. Ta on Donald Trumpi lemmikfighter, aga no siiski. Ma panen selle Lewisega. Vanus ja ikkagi võhma see teema. Ta on ikka pääsenud, aga ta ei saanud pihta üldse. Ta ei saanud üldse pihta Valdole. See on ka what? No see kaard. Niimoodi läks peale. Kaardist mööda minekuks 0 kaardi. Terve S-round ta ju lõi mööda, vaata. See tõmbab normaalselt sind võhmale, see sinna tühja päeva. Auh ja neid aakene. No Valdo Cortes Acosta siis on korralikult tuled üles läinud siin oma aktsiatega. Järjest võitnud fighting kogu aeg. No, peaaegu oleks Ante Delia vastu ise ära läinud on ja seal oli see aipauk küll, aga noh, selles mõttes ta oli laiali. Ja, aga suht tagasi tulla ise ära lüüa. Tal on ju mingi 9 laska, ta peabki fightima nii tihti. See pekkis, armeed üleval hoida. Ma olen vist, ta on seal mul... Ühe naisega või? Ei ole. Valdo on suht topis. 5-ga. Topis, jah. Valdo on topis mul, kelle pealt ma olen kaadanud ka. Üks kindlasti seal top 3, ma arvan. Ühtepidi, teistpidi nagu kuidagi ei saa klappima. Ante Delia oli viimane. Nüüd Derek Lewis pain lihtsalt value pealt, et on nokk, vaata. Et Lewis saab pihta. Ja. Paid nokki peale või? Mingi 5 oli kohe, üle 5. Naine kandis raha üle. Ei no auku läks ju, Lewis läks ma mõtlesin, et sa panid, et Lewis sai Lewisel oligi suur value sellele, et ta teeb midagi, aga no Vegasel oli õigus seekord. No seal treadmilli pole ammu nähtud. Siis kui ta selle, kes see suur vend oli, Volkovi ära lõi seal viimasel sekundil, siis oligi see miim ka, et kus see power punch on nagu see Drake'i miim vaata ja siis see treadmill oli. Seda ei ole vaja. Ainult seda kuradi hilli või seda. I see red. No igatahes, mis arvad Valdo, kes järgmine võiks olla? No paneme Volkovi siis kohe, kui siin... Volkov, jah? Volkov on reaalne, jah? Jah, Volkov on väga reaalne. Cyril Kane. Ei usu. Arvad Volkov on reaalsem siis äkki siin. Raspinal on oma ujumisprilli ette saanud või mis tal on? Oli mingi teema, et Teina ütles ka pressika, et jumal eest. Ärge minu käest küsigi. Ärge minu käest küsigi jumal eest. Ma ei saa midagi öelda. See oli siuke veider vibe. Ei tea. Kuidas ta sai nii hull, et 2 silma oppi. Nagu ma ei tea. Kelle poolt see välja kirjutatud on? Aga ma okei, opid on nagu süst. Ei no kindlasti midagi on ikkagi. Ei no jaa, ma ei tea. Absurdne.
see on täpselt see vahe, et ma arvan, et see ongi, kuna see asi läks nii suureks, siis ta peab nagu jätkama seda, mitte nii, et mul nädalaga hiljem nüüd on kõik korras, vaata, siis oligi nagu see oleks just olnud juba lehtne, vaata. Ei, polnudki nii hull tegelikult, et mul on nüüd korras, et ma fight'in kohe. Ja, aga siis võiks olla jah see, aga kuna ta läks seda teed, et nagu oi, mul oli ikka nii hull, et ma pidin fight'i canceldama ja saime selle no contesti enne. Hästi crazy'na. No, jah. Tundub see on nii aega, et sa terve aeg mölised seal, et see jookseb eest ära nii ja naa ja siis nüüd ja me jälle ei tea, mis ta päriselt tunneb, aga nagu... No see heavyweight on täiesti parmu kaalust. Seisabist on mõttetu kaal täiesti. Ma veel saatsin teile, et kuradi, lõpuks heavyweighti fight, mida täiega oota, see oli täielik prügine. Sama, seda moodsa tuleb reiga pautamine nagu. No, tegelikult kuni sinnamaani oli tegelikult päris hea, Cyril Kane ikkagi oli... Ei, võtame seda, Valdo Cortes. Selle nädalavahetuses. Et nagu see tundus paberil, et venad lööd üksteist surnuks. Täiesti bullshit lihtsalt. Aga co-main event pidi olema Kayla Harrison versus Amanda Nunes. Kayla vigastas oma kaela korralikult, läks kohe opilauale ja co-main event oli uus siis Sean O'Malley võitis Song ja Nunes sai ka plekki ikka või? Ühe häälsega. Ma arvan kindlasti midagi. Kindlasti. Essas raundis kohe Essa minuti peal panin lihtsalt Suga, pane põlvena, pane lihtsalt. See lihtsalt pea ees. Karl, see läheb raudselt veel ju selle alla ju. Copyright ja... Paramount pluss juba. Paramount pluss üleval. Ei, ta ei vaata seda logo. Ta vaatab reaalset sisu nagu. Come on, raisk. Nagu ei lähe, väga tore. Kui läheb, siis küll me midagi välja. Suga, Essa round. Tundusite süga aja jälle. Liikus suht palju, veits otsis seda distantsi. Minust Essa round nagu liikus suht palju, tunnetas seda distantsi, väga midagi erilist ei teinud. Song oli terav alguses, algus oli terav. Essa oli väga terav. Aga ikkagi rapsis ülenu, seal oli neid kohti, O'Malley hoidis liiga tagasi Essas, teises tõmmati maha ja siis seal oli neid auke küll, kus tal on see tagant sammu pealt need löögid, värgid jättis kõik kasutamata algus. Aga midagi jääb ikka nagu puudu. Sama mõle nagu peab ikka savu hakkama tõmbama uuesti. O'Malley'st. Et nagu ongi see, et jah, ta tegi nagu ära, aga nüüd see jutt, et mingi he's so back ja mingi, ma ei tea, championi materjal, mis läks pärast nagu sinna mingi, ma ei tea, kõik see haipisid, isegi Joe Rogan oli mingi, et incredible ja siis ma olin ka nagu, et nagu täiesti keskpärane nagu fight oli tegelikult, et lihtsalt nagu noppis seal punkte midagi erilist. Seda Star Powerit on nii jõhkrad, lihtsalt see kohe marketing, kõik teavad, see tuleb müüa ja siis on Janniga rematch, kus eelmine kord omavaheline match anti ka veel. Anti üldse O'Malley'le see lihtsalt. Viimast Janni esitus Merabi vastu, oi jumal. Aga võib-olla seda ongi vaja. Suga ise kohe küsis ka rematch, aga samas Suga puhul ma ütlen, et pigem tee see rematch Janniga, sest Umar vägistab su maas nii venna ära. Merabiga, kolmas, sul pole küsimus ka. Pigem võta see Janni rematch, äkki nagu stiilil. Ja, aga kas talle antakse nii lihtsalt? Ma arvan, antakse. Muidugi antakse. Ma arvan, pannakse Umar ja Merab kokku ja antaksegi Jannile Suga. Ja selle võitja teeb selle... Merab saab, kui võidab Umar või Merab. See Janni ja O'Malley esimene match. Vääriks rematchi. Aga... UFC ei ole ammu enam ja nüüd eriti Paramountiga pole see, kes väärib, vaid kes on suurem staar. Suga on kõige suurem staar. Seal on fight. Jan tahab kindlasti fight taasa. Jan elu sees ei viitsi uuesti Merabiga madistada. Jan tahab kas Umarri või Sugat. Aga ma arvan, ta tahab esimest title defense'i, tahab vabandada Suga, sest Umar on nii räige fight, aga isegi Khabib ütles, et Umar ja Jan vihkavad üksteist. Kahe venelase. Mis valesti läks? Ma ei tea. Samad naist. Ei, tõesti. Pala paskat pani liiga kõvasti. Kunagi ei tea, kõik on võimalik. Aga peamatšis. Oota, ma ikkagi tahtsin öelda. Peamatšis. O'Malley ja Janni esimene omavaheline fight. Kes võitis? O'Malley. Aga tegelikult O'Malley. Kontroversial. Ma ei tea, nii ja naa. Ma vaatasin seda fightit järgi ja ma ütlen, kui ma vaatasin seda järgi, siis ma täitsa näen nagu ära kohad, kus O'Malley võiks ära võtta nagu. Et nagu isegi tegelikult oli üllatavalt võrdne fight ja mõlemad rokkisid üksteist korraks. Ka Suga tabas väga hästi Janni tegelikult. Aga nüüd Jan, see kui ta maadleb ja kõik see teeb. See kui ta songi saadi maha seal omavahelist fightis, rets. Ma ei näe nüüd ma ei näe varianti. Suga oli ikkagi suured agad seal kuradi maadluskaitses. Kui tundus mingi aeg see maadluskaitses ja Sterling kostu väga hea olevat.
minust on Siis nagu jõulisusega või siukse nagu plahvatusega jääb ka nagu pigem. Kiirus on väga hea. Ja ma arvan, et Suga võttis heal hetkel Janni ära, siis kui Jan oli veits augus. Jan sai Sterlingult, sai selle kaotuse, sai Sugalt veel. Sai Sterlingu rematch ka või? Ja siis sai Sugalt veel. Ta oli 3 kaotust järjest. Siis sai veel kellelgi. Siis ta sai veel kellelgi. Ja nii haige, et run back nagu üliäge. Ja siis nüüd on jälle, ta ma arvan läks nii ülbaks Suga vastu ära, selles oli ka asi, et Suga seda tabas päris hästi. Ja edasi, Eks näha ole. Põnev. Sest Omar võitis, Suga võitis. Võivad vabalt anda ka Merabi rematchi ja panna Suga Omariga, aga see ei ole õige fight. See on auk. Pigem Suga ja Suga on kas või ma arvan, et UFC vaatab kas või ühte või teistpidi. Annavad Sugale, rahvas heidib, aga rahvas vaatab. Neil on pohhu. Kas sa heidid või et rahu? Aga sama oli Pädiga ju. Kõik ütlesid, et see oli easy run. Aga vaata, kui Pädi areenile sisenes, terve areen laulis. Nüüd tuli meelde, mis ma veel öelda tahtsin. Järgmine kord, kui nüüd siis O'Malley peaks fightima, siis see on meie ajast üks ägedamaid entrantsi üldse, tema laul, see Superstar ja nagu see kogu see melu on ja kogu 3 kommentaatorid, palun lihtsalt pange suu kinni lihtsalt. Te rikute ära lihtsalt selle, te tõmbaks hoopis just selle nagu vaate ja haipi selle entrance'iga ja siis hakkad statsi ette lugema ja värke ja nagu see, nii nagu tehakse nagu USA-s, sa ei pea ajama mingit uinamuinat, mingit mula, kus keegi millalgi kunagi midagi tegine. See on nagu katkine plaat võib-olla iga kord mainin seda, aga see tõesti Suga teema on küll, see laul on võimas, see on äge sisenemine ja sa pead olema ikka selle nagu teema kursis, et see on see hetk, kus nagu kuulame siis nagu käi perse. Sa räägid mööda sellest. Sa ei ütle, mis ma mööda räägin. Viimase 10 kindlasti üks top 3 siukseid entrantseid või siukest melu, vaata, ta on ikkagi siuke star power, seal tuleb nagu olla tõesti kursis ja nagu lasta. Aga ongi täpselt, las ta tuleb sinna puuri äärde, kus hakkavad need mingid siis tuleb stats ette ja värgid. Siis räägid, et sul on nii pikk see aeg niikuinii on ju. Et ma olen kogu aeg mõelnud seda. Ei pea kogu aeg rääkima. Entrance ajal ongi just vaja lasta. Sisenemine on sisenemine, mitte et segad sinna vahele. Nõus. Ja peamatšis siis. Justin Highlight Gaethje võitis ühes otsusega Paddy Pimletit. Ja tuli interim championiks ja peab kohtuma siis Ilja Topurjaga, ta peab. Appi. Ta peab, see on küll veel, ta peab. No ütlen, Good night Irene. Väga hull fight, 5 raundi täielik laamendamine. Paddy sai ikka niimoodi hambasse lihtsalt, aga ikka jäi ellu. Aga korra Gaethje tõmbas maha ja tegelikult see oli nagu just Paddy poolt äge, et ta tuli nagu tagasi fighti, see 3. või 4. raund, ei mäleta, kumb see oli. Kus Gaethje nagu mõtles, et okei, nüüd on nagu rahulikum, aga... Pole ise nii kehva Gaethjet näinudki ikka, aga selles mõttes. Tead, Paddy ka, ei tea, kas just eile rääksime, ongi eile hommikul trennis tegime, me hakkas rääksime tiimi ka ja siis ütlesid ka, et ei tea, kas Paddy vaata sai seal Chandleri fighti võiduba, kui tegata nii palju veel tähelepanu, et sai see tiitli matšid, kas tekkis nagu nii palju seda hype, et ta ei ise ka seda hype'i uskuma, et kuidagi Chandleri vastu tundus isegi see striking alad nagu okei. Ja nüüd Gaethje vastu esimesest sekundist. Sa vaatad, jumal. Aga mest tal nagu, kas see mulle tundus ainult niimoodi, aga mingi minut oli faiditud, juba oli ta kuidagi slow või ma ei tea. See, vaata sisenemine, ta tantsis nii hullult, sa võivad tõmmast kotti. Nii adrena. Ebareaalne, kui panna comparence nagu kaalul ja faidil, see oli mingi +10 kilo. Kindlalt. Jõhker, väga suur oli võrreldes Gaethjega. See oligi, aga vaata jällegi, see Paddy puhul, kõik on mingi, räigelt hea tšitš. Okei, isegi striking, ütleme okei, isegi selle faidi peal ma ütlen isegi okei, alla keskmise. Aga ta maandusoskust on olema. Ta ei suuda kedagi maha viia. Isegi kui Gaethje ütleb talle front headlocki seal positsioonides. Paddy on lihtsalt niimoodi. Mingit reversalit või keeramist. Ei saa mitte midagi, kurat, võtan ise, lähen kurdi backi, no mitte midagi. Nagu kohad, kus ta kukkus maha, ta hakanud isegi kaardi mängima ja täitsa nagu kukkus. See oli täitsa nagu laip oli, et nagu äkki oligi tühine. Kumises ka kindlasti korralikult ikka vaata, mis ta seal kohe alguses sai ju. Ma vaatasin, et on läbi ka ju sai. Siuka fight võib võtta sul lõua ka lõpuks. Sa võid selle ühe fight ära kannatada, see võib olla vabad järgmine kord ühe paukuga nohkis. Aga no ma ütlesin Tanel samaga rääkisime tänast, ma ütlesin, et see Ilja ütles, ma võin võtta mõlemad ühel õhtul. See nii ongi. Ta võibki võtta ühel õhtul. Back to back, tulge järjest poidid peale. Siin armuvaludest tuleb peale ka veel, siis lüüakse laibaks ära täiesti. Ainukene, kes suudab peatada Iljat, on muus lemmikfighter.
Armand Tšoruk. Armand tegi lihtsalt generational kuradi ma podcast run'i ja mingi streami run'i lihtsalt, see on ebareaalne. Vend sai kuradi ma korra live streami, tegi siukest kino mingi relvaga tulistas. Mina hakkasin siis uskuma, kui ta Oliveirasest Guillotinist välja tuli ja andis matsu ka veel pärast. See tema karakter tuli nüüd välja, nüüd ta käis DC podcastis, DC ütles ta, no vaband, uuesti ütleb, Teina, I'm very sorry, I will not hit anybody, Ultsar seletas, sest et see ju, Dan Hooker ütles, et Armand lõi ta nina luugatki selle pealöögiga enne kaalumisel. Et no eks ta neid sitta, sellepärast ei saa ka tiidid, aga Armand on ainukene, ma arvan, kellega Ilja ei laab Pädi ja Armand. Sealt tuleb siuke pressikas ka. Ei, aga pressikat. Oida, pressikas on Bosch Boy seal ja pressikas on kõva, aga pressikas on ainuke, mis on kõva on ka. Faidis tal asja pole Armandi vastu. Seal ma arvan, et Armand lööb ta esiteks püsti ära juba ja no maha lähevad, siis ei usu elu sees ta peatab Armandi. Elu sees ma ei usu. Aga astroloogia? Aga Armand ei saa ju kaalu võtta. Ja nagu 2 oli 100%. We back, baby. We back. Ma ei suutnud ikkagi. Armand ei saa kaalu ju. Ei saa, jah. No. Küll ta saab. Saab. Ma vaatame ikka kuradi lihamägida seal maadlusvõistlustel oli. No. Korralik tükk. No. Pani seal ühe õhtuga 4 vastast või 3 või mis see oli? Ma ei tea. See Rafil mõtled või? Oli ju mingi aasta lõpp või? Ta tegi Lance Palmeriga seal minu meelest. 3 venda tõmbas seal kringlisse ja viskas üle õla ja nii kuidas tahtis. Peab üle vaatama. Aga lõppkokkuvõtteks ma mõtlen, Lance Palmer. Kõik olid ikkagi Pädi ja vaatasin seal laivis veel näitas ka, keegi pani 1,3 milli pani Pädi peale. Mingid siuksed summad, vaata, kõik pani. Aga ma ise ikkagi ei suutnud ümber vaadata seda. See oli Polymarketi trikk, ma arvan. See tuli laivis seal ette, Polymarket ise pani selle. Keegi pani, ma ei tea, see on päris hea. Nad ikka jagavad pette. Tavaliselt need on ikka läbi nähtavad. Pädile kingiti ju 500k chain ka ju. Mis sa arvad, kelle poolt? No, see ongi jälle, sa saad Polymarketilt selle pleki, samamoodi kandis see Joshua seda täpselt sama chaini. Oli või? Kui ta tegi selle Jake Pauliga. Polymarketis saab üldse panustada, et keda juudid järgmisena ründavad ja ma ei tea, mis asju see teenitab. Karaul. Igal juhul. Selles mõttes nagu overall, nice event, aga hea, et USA-s tagasi on lõpuks ameti ja meil on kohe back-to-back pay-per-view eventid. Inimesed vingusid mingi Paramoundi selle üle, et oli nii palju reklaame, mingi hädasi, inimesed pole mitte kunagi millega rahul. People pay pay-per-view. Jah, people pay pay-per-view. Igal juhul, vinge, ootame. Mis see evendi maksumus tuleb? Ei tea, veel ei olegi. Mis 8,99, mis see teine ots? Mingi jutt oli, jah, mingi 10 euro. 8,99 on Paramount Plusi subscription. Siis te vinguta ka midagi veel, vaadake oma reklaam väga vaitna. Aga Go3-s, ma ei vaadanud järgi, aga kas Go3-s ei ole ju mingit reklaami? Ei ole. Kolige Eestisse, vingute. Tulge kindlasti siia. 12,99 ainult Go3. Ei ole, lõpeta ära. Sõltub, mis pakett sul on? Ma maksin 35 euro iga kuu. Mul on ka see. Sa saad üle normaalselt. Ei saa, mul on parimad paketid, mis võime. Ja mul on ka HBO-d ja kõik need lahti. Täis pauk, noh. Päriselt kasutad ka nii palju neid asju. Välja teed. Aga siis mõtlengi, miks sul see parim pakett on. Ma mõtlen üldse, ma vaatan Go3 ära, võtan see Paramount Plussi enda lahind. Ega mingid vaesid ei ole. Natuke läheb kallimaks. Laeva business. Ei, see, tegelikult see tuleb sellest Hendrik Normanist, kus ta teeb seda elektrikut, koputab seal kruvikäärga. Ei, no natuke läheb kallimaks, ega me mingid vaasid ei ole. Siis 25 jaanuar toimus ka One Fight Night 39. Ja räägime 2 fightis. Asadula võitis Kongtorna need KO-ga teises raundis. Body shot. 1-2 maks oli või? Jah, ütleme. Paneme uuesti. Ei ole, haakmaks. Haakmaks sirge. Väikse kindaga mõnus lituut. Ja siis peamatšis Rambolek võitis KO-ga Abadullah Dajakajevit. Kurat, Rambolek on üks hea nimi ikka. On. Vastav nimi ta stiilile. Hea laamendamine oli. Ta eesnimi on Rambo ja perega nimi Rambolek. Rambolek. Antonist räägime. Vot nii, One'iga seal, ega sa väga midagi muud põnevat 1,5 aastat vaikselt käima, aga sellest on meil räigelt tulevasi üritusi, et enne kui lähemegi tulevast üritusi juurde, teeme kiire pausi. Let's go.
Sir Autorent, sinu kindel liikumispartner juba üle 25 aasta. Valikus on kõik, mida vajad. Väikeautod, 9-kohalised väikebussid, mootorrattad ning isegi 3-rattaline Can-Am. Olgu plaanis sõita üritusele sõpradega või rahulik nädalavahetus vanaema juures. Sir Autorendil on lahendus olemas. Paindlik ja mugav teenus, mis aitab alati sul õigeks ajaks kohale jõuda. Kasuta sooduskoodi ÜKM10 ja saad igalt rendilt 10% soodustust. No nii, oleme tagasi ja lähme tulevaste ürituste juurde, aga enne seda, kui lähme, siis täna juba tegime GKR brändi poolt siis testingut ja meie uus toetaja, aga meile saatis ka meie saate fänn ja kuulaja saatis meile omalt poolt ka väikse kingituse. Oru maitsed, pork jerky, teriyaki maitsene, seal on mango chili ja siis oli veel Reaper. Mango Reaper. Ise olen need kõik ära söönud, tegelikult saatis mulle ka paki ja omalt poolt võin öelda, et on tõesti mega kvaliteetne liha. Loeme statse ka. 100 grammi kohta 414 kalorit, 100 grammi kohta 54 grammi valku. Päris hea. nii suured tükid. Ja 200 grammi peale siis 108 grammi valku. Nii et väga head numbrid. Saad paki lahti. Vaata, soolanumber on ka hea ju. Soolanumber on ka hea, muidugi. 3,5 grammi 100 kohta. Jah, 3,5. Siin on, jah, 4,4 on teriyaki oma. Opa terve seakõrv tuli. Aga see on nagu tõesti kvaliteetne liha. Tõesti mega hea, nagu sellised tummised tükid, mida sa peadki nagu ikka Vaata, mulle meeldis see, et ta ei olnud nagu nii kõva, et sa saad normaalselt süüa. On ikka korralik liha ja väga kvaliteetne. Oru maitsed ja pani ka meie kuulajatele sooduskoodi 12MAX10. Nii et tõmmake ligi, väga hea valguallikas sportlastele, nagu ütleb see uus Ott Kivikas Instagramis. Laksud sisse. Igal juhul. Oru maitsed, pork jerky, teriyaki, mango chili. Normaalne. Kaamerad veel ei käinud, Viik küsis. Kas beefi on ka? Veise või pühvlikat tahaks ka proovida. Minu meelest ei ole neil. Aga... Idee tasandil beef ja chicken ka mängu ja... Kalkun. Või kalkun või whatever, mingi lind ka koos kasvame. Väga äge, igatahes. Maitsen küll jah, mulle meeldib see teravusaste, kui see mango teeb nagu magusaks. Mulle ka, mulle meeldib, ta ei ole nagu too much, aga kerge teeb kurku nagu siukse, kerge nagu meki jätab. Aga ei ole too much. Kellel terav meeldib, siis ta ilmselt jääb natuke võib-olla lahjaks, aga ta ongi siuke, ma arvan, rahvale. Mina oleks isegi natuke veel tahtnud, jah. Veits võiks olla, jah, aga nagu ta on nagu siuke eestlasele viisakas tegelikult, noh. Ma arvan ka. Proovin seda teriyaki ka siis. Kastad otsossi sisse lihtsalt. Jah, tahtsin Boreeri otsos. Ootaga. Tummised tükid. Keitsist rääkides. Mis asjad? Kui sa lähed Walmarti, vaata kui on, võtta kaasa. Muidugi, aga Cage'ist rääkides meile mainimata, et Dustin Poirier pani, et ta valmis tagasi tulema, et teha Cage'iga üks veel. Täitsa kino. 1-1 on neil, jah. Pole mõtet. Ei ole mõtet, puhke alga. Äge oleks ikka. Me vaatame nagunii. Me vaatame nagunii, aga me targutame ka. Kas see jääb Henrile ette või? Ei jää Henrile ette. Ei jää, no väga las olla seal, jah. Igatahes. Läheme siis tulevaste ürituste juurde ja neil on meil oma jagu, eks me räägime natuke ette, mis on võib-olla kaugemal, aga me jõuame nagu mingid teemad juurde tagasi, aga lihtsalt kuna aasta esimene episood, siis räägime. 31. jaanuar toimub Eesti meistrivõistlused Thai-boksis ja Road to the League 2. Thai-boks, nagu Henri mainis, siis mees võistleb, tulge vaatama. Henri astub ringi, teeb Muay Thai. Pilt on jälle sama vana kui need teised poisid seal. Veits oli küll, meenutas pilt on ise sama vana kui 2010 aasta plakatit. Kas Nikita võistleb või? Iso. Pesko. Penko. Every time. Ei tea. Iso Pesko. Salamatin võistleb nagu aru saada vist ja Arseni Suvarov, Andres Christopher Kubinski ja Birgitta Vaab posteril veel. Nii et jah, eks siin selgub veel nädala jooksul täpselt osalejate värk. Siis on Road to the League'i, ja Road to the, ma loen teile ette. Ringo eile saatis mulle igast materjali, et ma saaksin rääkida. Esimest korda ajaloos on Eesti meistrivõistlustel meistrivööd
finaalid pühapäeva algusega 10, eelmatšid laupäeval algusega 12.00, pühapäeva õhtul kell 18.00 algusega Road to the League, kus toimub 10 põnevat meistrikate finaali ja pro-matši. Piletid saadaval vaid koha peal ostes, üks päev 7 euri, Road to the League 15 euri, terve NV 20 euri. Osalevad vana hea Rohtla, värske Euroopakate teine koht Markus Mittal ja kuuldavasti ka Dmitris Salamatin. Lisaks muidugi noored tulevikutähed nagu Kubinski, Sibul, Kubetski, Brigitta, Kolubjeva, Sakarjan, Taal ja nii edasi. 2 pro-matši siis. Esimene, mis Karl näitab, ongi Marek Laanisto Anton Ankonenko vastu. Pro-debüüt mõlemal. Pro-debüüt mõlemal. No regrets. Muay Thai siis, pro Muay Thai. Laanisto meile teada juba siis ka Eesti meistrivõistluselt Muay Thai liigalt ja igalt poolt mujalt. Mehele meeldib klinčida ja üpriski kõva lõug on tal. Mehe võtab matsu vastu ja annab vastu. Korraga mees kannatab. Hea sitke vana. Teeb oma pro-debüüdi ja teine. Ja vanuses 38. 38 ja 20-aastane vastane. Mehe vanus. Mehe vanus. Prime. Tänapäeva Prime on see Ussik, Alex Pereira, Keitsi, kõik on 37-38. Ja teine pro-matš on siis K1 Oskar Torbek versus Larion Smirnov. Oskar Torbek siis minu poiss. Esineb Team Asturit, teeb ka oma pro-debüüdi. Let's go, Team Astur. Ja siis tema vastane Larion Smirnov esindab Muay Thai Gym'i. Tal ei ole klubi. Sellepärast on Muay Thai Gym. Oot nii. Miks ei ole? Sest et ta visati garandist välja, kuna tegi pättusi koos Pavel Škurenkoga. Nii et Team Pättus. Team Pättus võikski olla. Pätu Gym. Criminal Gym. See lipp on ka nagu Venemaal on need kuradi. Mama kriminal. Aga kõva fight tulemas. Larion kõva tuhhiga alati olnud, nii et usun, et tuleb hea paugutamine, hea esimene fight Torbekule. Larion just võistles viimati UFN-il selle ühe prantslase vastu, kellega pidi tegema Ranel Rohtla, aga Ranel sai vigastada, siis läks Larion asemele. Kaotas Larion, aga tubli fight tegi. Amatööri tegi siis või? Semi-pro oli, jah. Semi-pro, jah. Semi-pro. Nüüd siis mõlemal pro, nii et äge. Tuleb kõva, tulge vaatama. Loodetavasti näeme Hendrit paugutamas ka, nii et tulge kohale. Ära karda, tule vaatama. Let's go. Siis 31 jaanuar toimub ka UFC 325, nagu mainisime, meil on back-to-back pay-per-view eventid. Ja alguses näete, on seal early prelimsides Road to UFC finaalid ja siis prelimsid juba päris hea. Oota, mis see tähendab? Ongi siuke nagu Road to UFC on ja siis need on need finaalid. Teine White vaatas liigi. Jaa, see on see. Jaa, Aasias selle. Jaa. Siis Kaan Offli vaidib Oban Elliot. Mis asi see on? See on, ta on see Maui. Mauri. Maui oli seal filmis ja Moanas. Maui on Etsi sõber. Ja, me tegime seal, siis kui UFC mängus tegid ise karakteri, siis me tegime ka mingi siukse venna, kellel oli aga on pull, see tau tatoveering oli keset nägu kolmnurk nagu. Aga see tau on päris pull vana. Ta on siuke korralik karakter ja korralik paugutaja. Päris ägeda korraga on Teina Vaik Contender Series kaotas, aga muidu on väga hea fighter. Fisiev kaardil. Jaa, aga tahtsin prelimisi peale rääkida korra. Oban Elliot on tagasi, siis Cam Robston Taffa nagu ikka alati kaardil. Ja siis main kaardi avab siis Salkild. Võitis viimati just Marokki. Hakparasti. Oli Hakparast. Jah, Marokk. Jah, Marokki high kickiga. Jah, nokki. Väga kõva. Killan Salkild ja faidib siis Mularkiga. Mularkis on jah, Osi. On hästi siuke pikk oma kaalu kohta, huvitav, kuidas Salkild selle ära lahendab. Väga põnev ja korralik test seal Salkil kodu publiku ees saab main kaardi alustada, et korralik tõus tal on eelmine aasta just võitis Contender Seriesi. Üle-eelmine. Aeg läheb ruttu. Siis Tai Tuivasa on tagasi. Ja väga raske match. Väga. Teixeira, tummine paugutaja, brasiillane. Teixeira kaotas just kellelegi fighti. Tuleb meelde, kes see oli. Aga
Toivasale kõva test comeback'iks, et ega kui siit ei tule, siis Toivasa võib pillid kotti ka panna, ma arvan. No. vist on läbi ja raisk. Ja siis nagu Henri mainis, Rafael Fisiv on kaardil Mauricio Ruffi vastu. No see võib olla fight of the night kindlalt siin kaardil juba. Et, siin läheb laksimiseks. Kõva paugutamine. Ruffi muidugi peale seda, kui kaotas Benoit Saint-Denis'le Pariisi kaardil, siis on mees teinud väiksed muutused oma karjääris, on rohkem teinud isegi trenni koos Volkanovskiga ja läinudki tema tiimi. Viimased nädalad on ainult olnud siis Volkanovski tiimiga, valmistunud nendega. Nii et ei ole enam vist fighting tervisedega nii seotud. Seega, see haip sai läbi ühesõnaga. Jasi? Et see haip sai nagu läbi. Vist jah. Kuigi Silval oli ju prill ees küll. Oli. Ei tea, Ruffi, ma arvan pigem tema enda ma ütlen, see stiil on läinud tal minu meelest liiga edevaks. Ja kui ta vaatad, kuidas ta tuli Contender Series näiteks, seal ta oli nagu hea stiiliga, aga ta oli ikka siuke väga mänguline. Aga nüüd on juba nagu too much juba seal. Ja Saint-Denis'i taganes ka hästi palju. Ta ei andnud nagu matsu üldse. Taganes tagasi nii kaua, kui maha võeti oli kõik. Ja. Selge sõideti üle. Aga ise usun, et Rafael Fisiv ka läheb kindlasti taktika pealt, annab matsu, viib maha, jälle matsu maha, et väsitab teda niimoodi ära, ma arvan, et ainult püsti. Aga no Fisiv on nii räige pauguta ja ütles ka Embeddis just, et ma on terve elu fight selliste vendadega, et see pole minu jaoks mingi üllatus, et mingi high level striker, ma on terve elu teinud nendega. Co-main event, Dan Hooker on tagasi peale siis kaotust Armand Charukjanile ja vastavalt Benoit Saint-Denis, kes on pealt väga hea runni peal, võtnud uue tiimi ja ise arvan, et ega tal väga seal varianti pole, ma arvan, et Benoit sõidatas korralikult üle ka seal. See Benoit, see jõulisus, paugutamine ja ikkagi see maadlus, kõik see, ma usun, ta roimab ära selle. Ta ei hakka üldse straikimagi, ma arvan. Ja. Hooker muidugi kõva paugutaja. Miks sa peaks Hookeriga riskima üldse, kui sa tead, et sealt, Talle meeldib ka veel, jah. Ja no peamatch, rematch, Alexander the Great Volkanovski vaidib Diego Lopese vastu, kes Diego Lopes just võitis El Noche kaardil eelmine aasta siis Sean Silvat spinning Elpsiga ja Volk kaitsis viimati oma tiitlit Diego Lopese vastu, nii et väga hull fight oli see. väga raske fight. Paljud räägivad ka, et see on Volgi viimane fight, Volk ise on selle muidugi maha matnud, et ei ole mingi viimane fight, et see suva jutt. Never know, vanus ka seal maal juba. Kui võidab ära praegu Lopesega tegelikult siis, mida tõestada. Farmis hea toidu pealt tuleb. Ja. Noor näeb ta ikka välja. Mina ütlen, et Volk ikka võtab ära selle Lopese, ma arvan see rematch eriti. Siin ma kardan, et on nüüd on Lopes. Lopes julm kakleja on küll. Julm kakleja, ta lõuka võtab vastu. Ta ematis ära alguses eelmine kord seal, ta ei osanud oodata, ta mõtles, et tema läheb nagu strikingus üles, sai matsulist Volgilt esimesed 2 raundi täiega. Siis ta midagi sähvatas vahepeal. See hakkas tabama ka natuke ikka Volki, aga raske fight. Ma arvan, see esa ematus nüüd läks üle, et ma ilmselt petin Lopese peale lihtsalt ikkagi see vanus ja värgid. Aga teeme main kaardi siis. Salkild, Mullarki. Salkild. Sama. Teixeira, sama, Fiziev, sama, Saint-Denis, sama ja Lopes. Volkanovski. I come from a land down under. Arad Tahva võidab. Elekana vast ei võida. Ma arvasin eelmine kord, et Lopes võtab ära, aga see kord pigem vist Volk ikka. Et uuesti pange panna. See on minu gambling style. Korda mööda. Väga aus. Väga hea. No korralik, saame vaadata. Äge oligi see, et sai nagu vaadata ära nagu numbri kaardi ja paar tundi hiljem oli uus countdown üleval. Nagu nii harjumatu, et nii ongi back to back suured eventid. Äge. Aga vist peaks ümber nimetama, et on nüüd numbriga kaart, mitte pay-per-view vaata. Ja numbrikaart. Paramount Plus. Siis 31. jaanuar toimub ka The Ring 6, Teofimo Lopez versus Shakur Stevenson, no väga hea kaart, sama kaardi või Keishon Davis, Jermaine Ortiz, siis on, kus sa veel oli okei, ma ei mäleta, mida valesti vist. Okei, igatahes jah. See Castro on tuttav nimi üle, mul on natuke... Kas ma võtan, see Jarrell Miller on see Big Baby Miller. See on pidanud vaitama mitme vedaga popid steroidid asjad. Aga jah, ma arvan Teofimo Lopez paneb ära millegi pärast. Ma arvan Shakuri millegi pärast. Annab banaani kätte. Kuidas me sinna jõudsime?
Cancel. Liigume siis edasi. Aga jaa, Maro Shakur, aga kõva fight. Siis. Mis võimalus on, et mind see aasta ära canceldada? Ma arvan, et saab varsti cancelisse juba. Siit kaardi üksiküsid nurgas, jaks. 31. jaanuar toimub ka Utma. Ega ka päris äge kaart. Seal peamatšis ja Paulikevitšuse ja Salkovski vahel on kõva beef, kõva mölin käib oma vahel. Siis Co-Main Dominikas Tirkstis ja Kakelidis. Tirkstis juttu kohaselt ja oma Instagrami kohaselt tegi 2 aasta ja 500 tonni peale lepingu Utmaga, mis on päris rets. Ma arvan, siin regioonis üks etemaid. Väga rets. Ja no vaatame, pigem see leping vastab tõele ka, et Tirkstis on ikka suur staar, sest Maslovojev on isegi enne teda. No see oli isegi Utmaga kollabis, et ma arvan, et see on päris asi. No. Oli ja? Oli. Okei, see on päris asi muidugi. Maslovojev, Burduja. No Rauskas. Kuulis ka Eestis võistelnud. Mõlemad on käinud Eestis. Tanis Kaussas versus Osolts. Osolts ka käinud Eestis. Ja siis on Didika kaardil, Henri eelmine vastane. Putarasinskas oli ka Marko fightis taga kunagi Keilas Fedorovitši vastu. Ka 67 kilo. Osolts siis teisel pool. Ta oli pikalt ju King of Kingsi champ. Just. Marko vaid aga seal Keilas või? Jah. Neil oli vist 65 kilo seal. Mis siis võiti minu mõttes vend ei olnud või? Punnitati seal ära midagi ikkagi. Merks ütles, et läheb nagu nii. Vahet ei ole. Aga päris hea Utma kaart. Isegi tahtsi juhka kaart, et võib-olla peaks laupäeva õhtul isegi ostma selle ja vaatama. Päris hea. Siis 7. veebruaril toimub UFC Fight Night 266 ja peamatšis on meil Mario Bautista versus Oliveira. Korrek. Peale 2 siukest NV-d ei ole kõige magusam kaart, aga ei ole ka halb kaart. Ei, see on väga hea fight. Bautistal on ju nüüd väga napid mingid kaotused olnud sinna. Nad kaotus Umarile ju. Ja ei olnud üldse halb see. Rokkis Umari kõvasti. Aga Oliveira on väga-väga terav striker. Põlvega siin nokki löönud venda siia. Vaatame siis, keda ta võitnud on. Niimoodi isegi. Vinicius Oliveira 23-3 rekord. Lockdog. See on see üks, on tal see hüppega põlv, on see jõhker highlight. Okei. Kyler Phillipsit, Said Nurmagomedovit, Ricky Simon. Ikka länd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. UFC-s kõik võidud. 6 fighti, 6 võitu. See on väga terav, jah. Korralik. Väga korralik. Väga, no näed, seal kaardil äkki osa oli minust, ma vaatasin, seal kaardil oli veel isegi põnevaid fighte. Amir Albazi on tagasi Kyochi Hariguchi vastu. Hea matchup. Ryan Spann, Michael Oleksejčuk versus Marc-Andre Barriault. See Marc-Andre Barriault on ka Killcliffis. See on päris palju laial löödud UFC-s. Ma pakuks mingi 4-5 korda, kui ei eksi. Jah, nii et korralik kaart. Siis on meil 7. veebruar on meil Glory 105 last heavyweight standing finals. Lõpuks saab see heavyweighti möll läbi meil äkki. Me edasi liikuda eluga. Aga siin siis alustame prelimsid päris tummised. Mohamed Hamdi teeb oma Glory debüüdi. Henri käis temaga samas tiimis, oli treeninglaagas, Miguel Trindade tiimis on ta. Siis on, sorry. Mul praegu lihasuusaga. Täpselt kui põhimõtteliselt ära hakkasin minema ja kämp lõppes, siis ta tuli vist 3 päeva enne seda sinna. Aga hea stiiliga. Nad on kõik seal siuksed Diego Vaskese style siuke nagu ägedalt sirutavad kätt ette, pup kombod nagu, et ma vastase kohta väga palju ei oska öelda, sa tead midagi või? Ei, ta teeb ka debüüti Glory's samamoodi, nii et ei oska, aga pigem ma arvan Hamdile hea fight. Ma kuulsin lihtsalt neid, veits kuulsin numbreid, mis ta teenib. Kuulsin, kuna ta sõber, tema väga sõber oli Hispas, kellega ma tegin lapat. Nii et ta rääkis mulle veits mingid numbreid, rääkis mulle, mis stiili tegi põhimõtteliselt, tegi nii, et ta võistleb light heavyweight'is, ei võitleb welterweight'is, sest Glory kaotas juttude kohaselt ära middleweighti pole enam Glory's. Seega ongi featherweight, lightweighti pole, welterweight, middleweighti pole, light heavyweight ja heavyweight. Ainult need kaalud, nad hakkavad tegema
turniire ongi jah, featherweight juba käib, vaata see standing. Siis light tuleb, heavy turniir. Light heavy, welterweighti Grand Prix tuleb, light heavy ja siis ongi, ja heavyweight ongi just praegu käib. Klooris saabki mingi tournament. Ainult jah. Nii et Hamdi võistabki 2 kaalus, kas siis 93 või 77, nii et päris tummile. Siis järgmine Stefan Latescu on tagasi ka, ei ole ta väga hästi läinud Klooris. Praegu vaatasin, treenib just Roman Krikliga koos Dubais. Siis Andres Santos on pärast pikemat pausi tagasi, tema vastane Dennis Demirkapu, meile tuttav juba. Siis Luis Tavares, kes just hiljuti fightis Klooris, võitis ja läheb Nechita vastu, ka päris hea fight. Tavares ennem seda fighti oli pikalt väljas. Väga pikalt ja. Ja siis Michael Poapeja on siin pandud Chiriga, kes lõi Hortanokki eelmine Kloori, aga täna just tuli uudis, et Poapeja fightib Kromahiga. Kuna Plasiva on jälle vigane ja jälle väljas. Mis ta oli just? Ei tea või? Ei tea. Aga väljast on. Juhus peab olema mingi asi, et mitte mingi lambi vigastus võib ikka midagi olemata jälle väljas on. Selle mõttes, et ta... Aga mis sellest vennast saab, kes Poapejahka pidi tegema? Nchita. Ma arvan, ta jääb reservi ja tuuakse talle uus vastane. Ma arvan, ta võitis, vaata Hortat, siis ta teeb väärib kindlasti reservi ja vaiti. Vaatan seda Kromahist tuli välja ka praegu Doc-sari YouTube'is, 2 osa on väljas, 3 tuleb. Põhimõtteliselt story räägib sellest, kuidas ta siis kuidas ta läks Taisse puhkama ja põhimõtteliselt ta oli just võitnud seal seda Bahrammi ja räiga staar ja pai rolleriga nii räigelt matsud, kurdi esihambad väljas, lõug puruks seal ja värk-särki ja olid seal igast pildid, videod ja lõuad kõik katki igati pidi seal. Nüüd kui... okei. Aga ta käis ju vahepeal seal ringis juba meelisema. Enne seda, kui ta tegigi selle ristja vastu fighti, enne seda pani pauku ja korralikult ikka see päris sodi oli ikka, näidati see igast klippe, ta ise oli filmid telefoniga värki ja ütlesid päris karm, nagu ütlesid, oli ikka korralik šokk nagu ja siis rääkis sellest. Väärtushinnangud paika jälle. Natuke hinnast tõmbas tagasi natuke, aga ta on siuke hea. Tuli ringi mölises seal küll selle plaasipaadiga niimoodi, et poleks nagu midagi olnud. No just. Ütles sellele Osarole, et mis ta ütles, ma tikis bigger than yours või mis ta ütles. Osaro, mis ma ikka ütlen, paneme joonele, visake oma kõredi sisefileed lauale. Siis Poussiit teeb Errol Zimmermanniga, Errol Zimmermann just võitis siis seda jõujunni. Siis Milos Svetisjanin vaidib Henri Lemmik-Fighteri Laiduniga. No kellele paned siis selle vaidi? Ma arvan, et Laiduni võtab ära. Svetisjanin. Kurat mõlemad on jah. Svetisjanin sai vist Fighter of the Year'i, vist oli nii aktiivne, ta tegi mingi 4 või 5 fighti. Oli aktiivne, jah. No Horta just kaotas Nokiga, nüüd teeb Osaro vastu. Siis Mohamed Hamidža oli Hamidža on tagasi ka kogu aeg on ta ära, vaidib Too vastu, ma ei tea, John Doe ei olnud. John Doe või? Ei olnud, mingi oli minust niisugune Too endaga. John Bork. Siis ja co-main event Rajab Shadeh vaidib Ristja vastu. Bahram pidi panema, kindlalt pani maha, aga ikkagi tagasi. Emotsiooni pealt mees. Muidugi. Igatahes. Turna siis, kelle peale läheb? Krooma. Moorik Krooma. Ma arvan, et Plasiva fight oleks sobinud rohkem Kroomale kui Michael Poapeja. Sest et Krooma tegelikult on natural light heavy ja Poapeja sobib ka heavy, light heavy'ste väga hästi, ehk siis nagu Poapeja on päris raske fight. Kiired ja laamendajad. mida Kroomahil on murda, nii et ma ütlen, et Krooma... Minust on Poapeja nagu nii suure venna kohta haige volüümiga, vaata. Kuidas ta surub, ma arvan, ta paneb selle Kroomahi nagu selges liikuma ja see on... Ma arvan, et Osaro ja Laiduni või ka päris korralikult favoriit. Ma panen Jukse... Osaro ja Laiduni peaksid poolfinaalis kokku minema. Ma panen Jukse jokkeri teile, et Errol Zimmermann turn back the clock ja paneb kinni selle asja. Kurat! Kuhu ratsanikud? Võib-olla. Võib-olla. Ega see turniir, ega siin ei tea. No. Kivipaber turniirid käärid. Vaat nii teemegi. Bring it back. Kui siis rääkida aasta mingitest tiitlitest, siis oligi Upset of the Year oli siis Horta versus Opacits. Ja Comeback of the Year oli siis Plasipati tagasitulek. KO of the Year oli Moori Kroomah Rajabsaadi vastu, seda me siis nägime ka laivis. Väga jõhker oli see. Kogu saal oli niimoodi püsti. Katus läks, noh.
ja Fighter of the Year siis nagu ma ütlesin Milos. Seal oligi seal Rotterdamis, et need, kes tahtsid, et Bahram sisse saaks, need röökis täiega ja kõik, kes Bahrami poolt olid, need paid nagu oh no, vaata. Ja siis ja, kõik korraga. Ja käis nagu, see oli päris aga jah. Kõva. Siis 21. veebruar toimub UFC Fight Night Strickland versus Hernandez. Ja see on hea pilt. See on hea pilt. Okei, tänaste viimaste uudiste valguses võib-olla mitte nii väga hea, aga nagu... Mis see uudis on? Ma ei ole kursis. Üks vend sai jälle kuulina. Kes see? Ice'i venda. Ice andis jälle kuuli ühele vennale. Need on 2 surnud. Siis ei ole naljakas. Aga siiski on. Igatahes väga hea fight Strickland. Aga siiski on. Natuke on. No Hernandez ei ole väga hea fight, ma usun, et ta võtab Strickland ilmselt ära ka. Lebo. Finish ka. See on väga hea. Ma panen kindlalt, ma panen ikkagi mingi 3-5 unitit. Hernandez väga hea maadlus, rets kardio, striking mega 10 tonni või? Ei, 5 unitit, 5 prossa bankrollist. Mõtlesin, mis asja, et nagu 5 nagu, et 5-kohaline nagu. Siis 28. veebruar sotiga petid mingi bankroll on rahulikult, ma siin teen nii kurb, et uuesti see pole 6 nädalat veel raha seisab lihtsalt, proovisin jalkat, ei õnnestunud 28. veebruar toimub ka siis Sigrid Kappelini WBC tiitlifight, millest korra rääkisime juba. Jah, siin see kõik tegelikult arutatud. Jah. 28. veebruar toimub ka UFC Fight Night Mexico, Moreno versus Almabayev. Raske Morenole, väga raske. Ma olen alati ta poolt olnud, loodan, et võidab, aga raske, pigem saab ära ikka. Jah. 13. märts toimub UFC 326 BMF tiitli peale Holloway versus 7. Vist on mingi viga jäänud sisse kogemata. Raas Oliveira. Aga 7. Champion has a name. Ma usun väga Holloway. Tead nagu nii, mis ma arvan. Muidugi. Ja see hea fight, hea kaart, seal on veel ka René de Rider versus Caio Borrajo on seal. Väga kaart on, üleüldiselt see. Täieneb ka kindlasti veel. Siis 14. märts toimub The League 11 ja jällegi Ringo Tipp on meile andnud materjali. Ajalooline hetk siis. Torontos. Toimub Puuris. Torontos. Väike teletorn. Upgrade'i see on. Igatahes. Prelimsides võistleb Karoliina Voronova, siis Narva tüdruk Konkirost, vastane to be announced semi-pro Muay Thai. Andres Mugu Tokonist MMA amateur, to be announced vastane. Romes Steinfeld versus Sander Kaju, 70,3 kilo MMA amateur. Kenneth Künnarpuu Pärnu heavyweight siis versus to be announced heavyweight MMA amateur. Peakaardil Vjatšeslav Kirpenko esineb Tokonit versus vastast veel ei ole. Pro MMA. Siis väga hea fight, mis oli tehtud Clashil, aga nüüd tehakse rematch. Konstantin Usko versus Sander Reemets. Boks MMA kinnastega. See oli esimene fight, oli väga rets pautamine Clashil. Nüüd MMA kinnastega. Päris rets. Markus Mittal versus to be announced Pro Muay Thai MMA kinnastega. Semjon Kamanin, vastast veel ei ole. Bare Knuckle Boxing. Nikita Isobesko versus to be announced Pro Muay Thai MMA kinnastega. Ott Remmer, vastast veel ei ole. Pro K1 tavaliste kinnastega. Roman Mitjaev versus vastast veel ei ole. Pro K1 tavaliste kinnastega. Ruslan Mitjaev versus vastast veel ei ole. Pro K1 kinnastega. Tavaliste kinnastega. Siis on Henri Rohtla versus to be announced Pro Muay Thai MMA kinnastega, kes ei teadnud. Siis Henri võistleb ka. Edward Sakarjan versus... Pole midagi. Ise ka ei teadnud. Henri ka ei teadnud, sellest ongi mõlev. Sellest ma naerangi. Edward Sakarjan versus to be announced Pro Muay Thai MMA kinnastega. Ja veel Ringo Kürtsmann juurde, et võistleb ka veel Kristjan Ljah versus to be announced heavyweight Pro K1 MMA kinnastega. Nii et tummine list. Täiesti vannikas. Päris korralik. No nokke tuleb, ma arvan, oma jagu seal. Olen kuulnud seal mingid kõlakaid ainult Ruslani kohta, mitte isegi Ringolt või jälle, aga olen kuulnud mingid kõlakaid, et seal mingid vastaste kohta, et peaks tulema päris okei kaart.
Ruslanil hea, et ei pea turniiri tegema. Nagu kes ta vastu tuleb. Ja. Aga see rematch ei tule või? No ma kuulsin sama. Oli itaallane või poolakas. 8 mehe turniiri finaal, ma ka olen. Ma kuulsin mida siukest. Aga ennem kui päriselt on käed löödud, ei ole ju midagi selles mõttes. No igal juhul, MMA hinnastega paugutamist on mega. Mina tahtsin rematchi saada, aga kuna event toimub puuris, siis VBC ei lase siis puuris teha VBC tiitlit ja niisama ma ei näe mõtet sellel rematchil. Ehk siis ma ei teagi, rohkem pole midagi räägitud selles mõttes, et ma võin seal välja hõigatud olla, aga ma tegelikult ju ei ole nagu midagi close inud või midagi lõplikult ära rääkinud, et we'll see. Küll sa teed, meil on vaja. Meil on vaja. Koit! Võib-olla on aeg muuta. We'll see. 21. Külmakad olid küll meeletud. Oi, väga hea. 21. märts toimub siis The Clash 4 Pärnu spordihallis. Karol Kennet Lootus faidib ja Sten-Erik Laadre versus Aleksander Kaanin. Kaanin võistles Rajulga, nii et hea fight. Sten ja Erik Laadre on Invicta poiss. Aga Kaanin oli see, kes see turniiril oli enne. Ja selle sommi nina katki finaali. Kuule, Tanel tõmba seda pakki veel enda poole korra. See oli peaga või? Ei, põlvega näkku. Oli jah, see oli mingi veits maas. Ja siis Karol Kennet Lootus väga soovib ju rematchi see Vaakini sõbraga, et tegid seal mingid videoid ei olnud. Jaa. Mis ta nimi oli? Teame. Mu keele peal. Andro Lepp. Just. Et tegid seal videod, et see on ta ainuke kaotus, et tahab nüüd ümber pöörata seda. No Karol võib teha Torbekuga alati rematchi, kui mingi mure on, nii et me võtame kindlasti vastu selle matši. Kui mingi mure, tal on 2 kaotust ikka. Ei ole, tal on 1 kaotus, aga Torbek tegi taga väga fighti, mina usun, et Torbek võitis. Nii et me teeks kindlasti rematchi. Siin lahendamata probleeme. Muidugi, kui Karolil vastust ei ole, siis andke teada meile, teeme ära. Vahet ei ole, kas ma ei tea, sa oled mul lähedasem sõber mitte, aga minu arust ka Torbek võitis. No täpselt, nii et klaarime ära, võime ära teha, kui vastast pole, siis andke teada. Maiki oli normaalselt kettes, see riidles seal kõik. Muidugi. Siis tuli kommenteerima, vaata, ma ütlesin ka, et nüüd nagu hinga korra. See läks suht tuuris, oli täiesti aru saada. Ma olin ka küsimärkides nagu. Aga on, mis on. 19. märts toimub, ja aprill toimub siis Raju 19 Tondirab Ice Hall. Korralik plaat. Esimene välja hõigatud fight siis või? Yes. Ja kohe main event, nii nagu peab. Aus teema. Sa näed suht hirmus välja siin, kui aus. On, ja ei tahaks ise küll. Ja kõrvad ka. Pühvli marinaadis Maicel Astur. Suht koht, jah. Korralik. See sama korradi. Mango Reaper. Silma teist sisse tõmmatud mõnus. No aga räägi siis, vastane on olemas. On poksimeister, on kickpoksimeister. ADCC Jiu-Jitsu 2-kordne Rumeenia meister, vaatasin 2019 aastal tuli beginnerites tuli meistriks Sinini Vöötšitšis. Siiamaani on kõik ülejäänud vastased võitnud põhimõtteliselt lõpetusega. Ainuke kaotus ongi Adam Darby vastu Cage Warriorsis. Darby suht minu mõõtudega vana. Vaatasin ise ka seda fighti. Sõitis suht üle. Väga hästi noppis laiali. Väga hästi. Tundub füüsiliselt väga tugevat. Rekord on väga hea, aga ma usun, et rekord on paljugi ehitatud. Aga need, keda võtnud on, need ta on lõpetanud. Selles ta on nagu head tööd teinud. Oleme mõlemad võitnud sama vastast Taamet Zaharov, tema võitis kägistusega, ma võitsin nokiga. Nii et ma arvan väga main eventi vääriline fight. On tal siis hea boks või? Oled vaadanud niikuinii juba? Pigem ei ole striking, pigem Oskari laadne striking. Laamendaja sükke. Ja ta on füüsiliselt tugevam ja ma arvan, ta maadleb paremini kui Oskar, aga ma usun jällegi, et Oskar oli kohtunud paremate vastastega enne, kui ta tegi minuga. Aga Konstantinil on ainuke hea vastane on olnud, ma usun, mitte hea, aga ainuke tugev vastane on Adam Tarbidal, ma arvan, nii et ma usun, et ma arvan ka, et sul on nagu tugevam või sul on tugevamad vastased. Ja ma olen näinud kindlasti kogemuse mõttes rohkem. No see Mareira näiteks ka. Oskar võttis kindlasti paremini matsu vastu ka. Kindlasti. Seda Darby fighti põhjal. Ja, seal ikka sai niimoodi sirgeid läbi seal otse põlve. Aga ma ütlen, väga põnev fight.
Äge. Fight, mis tekitab elevust, mis paneb pingutama ja seda ongi vaja, nii et hea võimalus laiali lüüa ta. Mul lihtsalt tuli see meelde, et Maikelil oli ju sünnipäev vahepeal ja siis sai seal kiirelt WC-s üks luuletus tehtud. Ja siis üks jälle oli juubel ju. Juubel, jah. Saluut! Üks rida oli, et kummikommid ja veidrad plätud. Hertsik sai Elpsiga näkku või midagi. Vot, nüüd siis on ka. Jaa, äge fight, tõesti äge fight. Sa oled tõesti 2 aastaga 30 nagu veel. Tõesti. Üle käis üle öö nagu. See on näha, et kaaluvõtu silmad, vaata. Täiesti koopas. Tuleb mõnus. Ta on ka korralik sellest, ta võtab ka päris korralikult kaalu. Ma usun, et tal on isegi nagu ka probleemne kaalu võtma isegi. Ma arvan, tal on probleemne. Tõmbab ennast kõvasti tühjaks, et kaalu saada, sest ta on teinud päris palju ka kokkuleppe kaalufighte, on teinud 80 kilos, nii et 180 senti pikk, korralik väike tummini junn. Aga see on hea, saadki jälle rohkem tangu. Muidugi. Jah, aga jällegi vaata eelmine kord oli Hertsik, siis viidi seal 2 käe vangus pärast kaalumist ära, põhimõtteliselt endal jalgu all ei olnud, ta oleks samamoodi nokki pannud nagu tumepoiss seal. Et, aga järgmine päev tank täielik, lihtsalt sõidab, täitsa nagu uskumatu. Mul lihtsalt praegu jooksid flashbackid, cool fights ikka, täitsa roller coaster emotsioone ja kuradi. Verdigi ja pisaraid ikka korralikult. Igatsid ka seda tunnet pärast fighti, jah? See Oscari fight tunneti igatse. See paneb mind nagu seda, ma täna ütlesin endale, et nagu nüüd ma annan nagu veel rohkem panen kardio alla, ma panen nagu veel rohkem teen tööd iga asjaga, et nagu niukest, nagu ma suudaks veel rohkem push, et seda tunnet ei tekiks. Et jõuaks 2 ringi ümber tonniraba teha. Ja pärast jälle see, et sa jõuad talt ikkagi eest ära minna kogu aeg ka nendel, vaata mingi ette tabas nende suurte löökidega lihtsalt sellepärast, et sa nagu olid ise ka juba väsinud. Et ei jää täis talla peale ja jalgade töö hea ja korralikult matsudel anda. Et see on eesmärk. No me oleme sinuga. Eesmärk on 25 minti puuris olla. 25 minti puuris olla. Loodame, et ei lähe nii kaua, aga... Imagine. Aga kui oleks olnud veel 2. Ma usun, see on mindseti küsimus. Ma arvan, see on see häälestatuse küsimus kämbi ajal juba. Kui tead, et on veel 25 minti, on 25 minti. Et aga see ongi raske öelda. See nagu... Early pick under 1,5 raundi. Come on. Ma usun sama. Ma usun sama. One way or another. Kas seda Rocky speechi ei tule? Tuleb. Let me tell you something you already know. Ma pean vastama raju mingite küsimustele, ma ei saa väga palju siin seletama, küsimustele nii vastama, ma seal vastan, mis kuidas saab. Aga keegi saab lõuga. Keegi saab lõuga. Nii, kas meil on nii naljalurga teema ka või? Jaa, ma midagi panime. Panen peale või? Pane peale. Üle pikka aja siis. Alustame aastat. Võtan kõik see liha. Mis siin toimub? Kõik said. Suva vend. Karkudega oli süüdi üldse. Pane korra uuesti see. Karkudega vend on päris mitu korda vist valel ajal vales kohas olnud. Punase nokatsiga vend läks pinda üldse, vaatas, kõnnib minema. Järsku see vend saab turp. See vend saab, kõik saavad. Kargu vend, jah, tal ei lähe kõige paremini läinud. Pang Tao Vest. Jala kaitsvetega. The fuck is he doing? Sorry, crap. What is that smell? Tai eli. My brown brother. Osid ka. I never have any sympathy for these guys. You got one job. Show up on weight, in shape. That's it. Well, it's part of the contract, isn't it? You've signed on the dotted line. You've got to go and get the job. You're a professional fighter. It's not hard, is it? You have months. Oh, shit. You're going to need a medical team relatively quickly on that. The thing, he's fainted. Pispik, mida seletad seal? Oh, man.
see ei ole raske. see on lihtsalt nagu, obviously see ei ole naljakas, aga lihtsalt selline, et nagu, see oleks nagu mingi skripted, vaata, et lihtsalt nagu, davai, teeme niimoodi, et see läheks viraliks. Davai, noh. Henry meel. Ei saanudki minema. Ankur lihtsalt. Ankur lihtsalt. Me saame cancelisse. Walking weirdly. It's gotta be easy. Clock, clock, sock, sock, rock, rock, clock. Rock, clock, 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 clock. Rock, sock, sock. Andrus on. Kus sa leiad neid üldse või? Mis kuradi algoritm see on? Michael oli see. Poapean. End vaatab duši alt. Šorroisk. Henry on huvitav meemi vaitse, pole midagi öelda. Not AI. Teamwork. Aga kõik, ainult mina saatsingi või? Jah, muust ära juba. Ma saatsin Skaterboy. Skaterboy tuli vähemalt, jah. I am a lonely boy. No võt. Kõvasti juttu, kõvasti möllu, on aeg trenni minna. Täpselt. Ja Henry peab oma algoritmi puhastama natukene mingite. Ja saimegi 2 tundi täis ja klassika. Sai vahutatud küll. Siis on nii. Aga kohtume millal nüüd? Kuule jaa. Räägime selle Kuule ongi, Henry läheb on ju baalile, mina olen USAsse, ma olen tagasi 19. Loogiline oleks veebruari lõpp. Veebruari lõpp on reaalne, ehk siis jah, ma usun, me teemegi, saan tagantjärgi üritusi ja Võib-olla teeme 2 osas isegi, vaatame. Võib-olla tuleb pikem, vaata. Mõtleme. Täpselt siin, aga ma arvan ju meil mõlemal siis niisama ka juttu rääkida, kuidas mul läks, kuidas sul läks, mis plaanid, kuidas mida. Siis on ilmselt see Deligi asi mul ka nagu selgem. Ja. See on olnud ära 2 tükki vahel. Ja 2 tükki ära, Glory on olnud ära, seal kindlasti mingi vanne tuleb kindlasti peale samamoodi, et kindlasti on mida rääkida. Et näeme siis, kui näeme. Ja hoiame vahepeal. Natuke rohkem kui nädala pärast. Ja siis me pidime ütlema seda ka, et kui on kedagi veel, kes tahab saata meile seda sotsmeedia infot ju. Jaa, et kui on huvi tulla meile appi toimetama, uudisnupukesi kirjutama ja muidu ka nagu sotsiaalmeedias appi, siis andke teada, pange kirjad teele, et esimene ring on juba saanud. Selle nädal lõpuni võtame kandidaate vastu ja siis hetkel on vist neid peaaegu 10. Ehk siis midagi juba on. Kui sina tunned huvi võitluspordi või üldse spordi vastu, tahaksid käe külge lüüa meie sometiimis, siis meil on vaja ühte inimest, kes oleks pundis. Töö on tasustatud, selles mõttes ei ole mingi heategevus ja saada oma ankeet 12maks@gmail.com ja let's go! Ja paneme siis vaikselt selle pingerea seal kokku ja mingite inimestega tuleb kokku hakata saama ja eks siis näha ole. Jarage tadleid ja jarage lihhi. Mõnus. Davai, aga näeme peagi ja aitäh kõigile. Salut! Ciao! Us!